Tere tulemast Kantar Emari turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline on Erik Sakkov, ettevõtja, nagu me omavahel kokku leppisime, aga väga suurte kogemustega turundaja. Tere tulemast! Tere! Nagu me Pointis räägime, siis me vaatame tagasi karjäärile, mis sealt kaasa on võtta, räägime tänasest päevast, mis me turundusest, juhtimisest mõtleme ja vaatame korra tulevikku, mis tehisintellekt võib näiteks tuua. Et traditsiooniline küsimus on mul see, mis oli sinu esimene kokkupuude tööga? No, minu esimene kokkupuude tööga oli Kambja sovhoosi poegimislaudas, kus ma üritasin teenida raha oma esimese väikese klahvpilli jaoks. See oli 74 rubla, mis ma saavutasin terve suvega. Mu töö ei olnud kontimurdev, mu ülesanne oli vasikas vastu võtta, turvas alla panna ja emmele nina alla lükata. Aga mul oli ka tore amet selle juures, ma pidin vasikatele nime panema. Ja mul oli igasuguseid fantastilisi vasikaid ja NLKP 20. kongressi nimeline vasikas kästi ümber nimetada. Ma juba näen sellest esimesest kokkupuutet nagu 3 võimalikku ameti. Üks, et kui na juba mõtlesid nimesid, siis ongi juba loomulik turundaja. Teiseks, sa sobiks hästi põllumajandusministriks, näed, sa oled juba käed on olnud sul põllumajanduses ju juba varajasest. Ja kolmas on, kui sa juba kogusid pilli jaoks raha, siis ka muusiku karjäär nagu terendas, jah? Ja, aga tegelikult see töökoht, mis tööraamatus kirjas, vaata, mul on ju tööraamat, inimesed ei teagi, mis see tähendab, aga mul on. See Tallinna Ülikool, kus sa oled lektoriks täna, vaata, sellel on see vana osa ja siis on see uuem osa ja nüüd on tehtud see uusim osa. Vaata, selles uues osas oli raamatukogu ja mina olin selles raamatukogus elektrik. Nihuka amet ka või? Minu ülesanne oli pirne vahetada, juhtmetest kaugele hoida ja kartoteegi kappe parandada. Nihukesed huvitavad ametid sul kõik on ju. Räägi korra selle muusika poole pealt, et kas see on sul siis varajasest, et sa siiamaani musitseerid, ma eeldan, sul on oma nagu bänd olemas, bändi liige sa oled olnud, on ju, et kas see on sind siis varajasest kaasas käinud huvi muusika vastu? Pantokraator on juba 43 aastane. Teed rekordeid ka nagu muusikamaailmas? Ei tea, see selgub 20 aasta pärast, aga ja mina ütlen küll, et ma kujutan täiesti ennast ette, et ma võin 100 olla, kui ma jaksan sinna uue vaia minna oma väiksesse stuudiosse, oma lugusid nokkida ja teha, siis ma teen seda. See pisik tabas mind juba 15-aastaselt ja ma ei saa mitte midagi parata. Kas sa kirjutad sõnu või kirjutad heli ka? Muusikat. Sõnu ise ei näppi, kasutame luulet. Mingit sõnu meil küll ei ole, meil on luule. No räägi, kuhu oli edasi, kas sa kohe läksid pärast keskkooli õpetamist ka kõrgharidust omandama või ootas tööpõld siin ees kohe? Läksin küll. See oli päris naljakas lugu. Ma tahtsin kangesti õppida arhitektuuri ja disaini. Ja valisin, et see peaks olema disain. Et tahtsin kangesti seda teha. Mu ema oli Erki lõpetanud ja ütles, et mine kindlasti enne eksamit tutvuga legendaarse õppejõu Jaak Kangilaskiga. Et räägi temaga ennem läbi. Et siis oled nagu kindlalt sees. Ja tulingi, panin käe pihku, et tervist, lugupeetud õppejõud, ema tervitab, et mina sooviksin astuda siin õppima Erkisse. Jaak Kangilaski küsis minu käest, et väga hea, juba teine põlvkond. Ma loodan, et olete ikka kommunistlik noor. See ei ole. Ja julgete tulla siia pakkuma ennast. Noormees, niimoodi see asi küll ei käi. Me võtame vastu ikkagi nagu väärikad inimesed. See on sa lugu. Läksin Tartusse, Vello Tamme juurde, ütlesin, Vello, kas sa mind komsomoli saad võtta? Mind ei võeta ilma selle komsomolita kuidagi moodi ülikooli. Ja Vello võttis naksti komsomoliks. Pidid mingi vande kandma selleks või? Tead, see oli mingi tuba, seal küsiti Võisilma talu, ma ütlesin ukse pealt juba ära, et Võisilma talu, ja kõik naerisid, panid mulle selle märgi külge. Ja siis ma läksin Kangilaski juurde tagasi. Et nüüd oled parandatud? Kampsuni küljes rippus see Leniniga märk. Ja noormees, väga hea. Aga nüüd on niimoodi, et kahjuks teie šansid ei ole suured. Meil nimelt me võtame ainult 5 kohta sel aastal disaini. Ja
hetkel on meil 3 inimest on juba vennasvabariikide ministeeriumide suunamisega ja veel on meil 3 Afganistani sõjaveterani, et nemad on nii-öelda konkursi välised. Aga noh, et kui sa nii kangesti tahad, siis sa võid ju 0 kursustele astuda, et siis järgmisel aastal proovid uuesti. Ja astusin siis 0 kursustele. Aga kerkis üles see küsimus, kus Tallinnas elada. Kui ma seal 0 kursustel käin, ega nendele mingi tühika kohta ei anta, siis niimoodi ma sellesse pedasse astusin. Tühika kohta saada. No ja ega siis disain tänapäeva mõistes kõik kohe mõtlevad, et arvuti peal käib, ega see on see aeg, eks ole veel või? Ja, siis oli joonestuslauad. Seda ma mõtlengi, et kui mõelda, et miks 5, noh, et siis ju siis tuli väga palju teha, eks ole, individuaalset juhendamist selles alal. Aga see kangilaski, rahu tema põrmule, oli ikka paras tegelane küll. Rikkus mul minevikku ära. Küll oleks ilus öelda, et mina ei olnud komsomol, aga näed. Näed, meie ajal juba ei olnud, kuigi ma ikkagi koolis isegi suutsin pioneerist eemalduda, et ma ei olnud, ütlesin, et mina ei taha ja pioneer ma tahtsin väga olla. Väga tahtsin. Aga kui siis ma eeldan, et sa siis said sellega ära lõpetatud, on ju, 0-st said ikka edasi ja käisid selle ülikooli kursuse läbi, et mis sa siis nagu töörindel hakkasid, kuhu poole vaatama ja kas seal oli mingid juhused mängus või? No me rääkisime muusikast ja seda muusikat me tegime Pantoga Tartus Sõbramajas. Ja kui oli vaja hakata ise raha teenima, et õppida ja kõige eest maksta, siis väga naturaalne oli sellesse samasse Sõbramajja minna lavapoisiks. Oli seal lavapoiss. Sõbramaja on selline väike kultuurimaja, aga seal on selline teatrile omane lava ja aksid ja seadmed ja prožektorid ja neid ma siis pidin seal hooldama ja sättima. Ja nüüd nali on selles, et täpselt aasta pärast sai minust selle maja direktor. Eriti kiire karjäär. Jah, et pedas ma õppisingi metoodikat ehk et siis, sisuliselt õppisin kultuurimaja juhiks ja see kõik klikkis nagu kokku ja tehti. Ja siis kõik need vanad lavamehed ja muud asjapulgad, kes mulle seal nõmedaid ülesandeid andsid, nagu rohelisele, natuke selliseid mõnitavaid ka, siis need arvasid, et nad peaks mulle nüüd lahkumisavalduse kohe tooma. Ma ütlesin, et ärge tooge, et ma saan aru küll, et oma värk, kõik on ju toredad. Ja siis ma olingi klõpsti kohe direktor. No oma esimesed juhtimiskogemused siis said sealt, ma eeldan. Ja. Minu allkiri oli väga sarnane ühe teise inimese allkirjaga seal majas. See käis ju nii, et ukse juures oli raamat ja kui valvuri auk ja see raamat, kui tulid tööle, pidid allkirja andnud, et ma jõudsin tööle. Ja ma vaatan iga hommiku tulen, et ma olen juba tööl. Minu allkiri juba on seal. Ja siis ma tegin endale uue allkirja. Et mu allkiri ikka oleks eriline, mitte nagu seal mingil teisel inimesel. Et ma nii hästi mäletan seda, kuidas, kui ma alguses seda allkirja kirjutasin niimoodi, nagu ikka inimesed kirjutavad, siis iga päevaga olles direktor läks mu allkiri järjest suuremaks. Lõpuks oli ikka päris suur. Nagu Trumbil väga suur ja pikk allkiri. Tüüpiline Napoleon, eks, ja et kohe tehakse. Õnneks ei toonud, see minu enesehinnang ja kõik see mingid jamasid kaasa, eks, ja me saime väga hästi hakkama seal toimetades, aga oma seda liiga suureks paisunud allkirja mäletame väga hästi. No aga mis nüüd sa ju õpetad siin nõukogu liikleid ja inimesi, kes nagu jälgivad teisi juhte, mis hinde sa paneksid endale selle varajase juhtimise eest? Juhtimine 0, aga tahtmine oli suur. Tahtmine kindlasti suur, aga tulemused ja kõik see hiilgav. Aga kas see näitab seda, et sa oled selline inimeste inimene, jah? Et sa nagu läbi empaatia siis juhtisid neid? Aga ainult oma inimeste. Ega need, kes vastanduvad, põlgavad, lolliks peavad, kaasa ei tee, rohkem endast ja anna, kui tahad, ega nendega ma ei tegelegi. Mul on väga lihtne. Mina hoolin nendest, kellega mul on mõtet. Kes sinust ka hoolivad? Ja ega see hoolimine on nagu ilus sõna, aga tegelikult see, et me koos teeme, on ju. Sina teed, mina teed, jagame ära, eks homme saame kokku, kes kui kaugel on, eks lõpuks on tehtud ja kõik.
eks. Aga no, käid ja kaasad ja seletad, et sa võiksid ikka teha ja nüüd oleks küll viimane aeg, aga milleks? No. Kui see kõlab natuke, et see nagu Skandinaavia juhtimisstiiliga väga ei käiks käsikäes kaasas, need on seal sellised omavahelised õudsed rääkijad ja siis ära rääkijad ja no väga tore, võib aga no, töö on vaja ära teha, eks. No aga kus sa edasi sealt läksid siis? Sealt edasi ma läksin Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonda. Nii, avalik teenistus, jah? Jaa. Kuidas see siis juhtus? Vene aja lõpp, endiselt nagu eelarvelised asutused ja kõik see. See oli niimoodi, et vaata, unustasin mainida, et miks ma üldse sealt päris kiiresti sain kultuurimaja direktoriks ja siis pärast kultuuriosakonda oli see, et mind võeti organiseerima Tartu muusikapäevi. Tartu muusikapäevad oli siis toonase Nõukogude Liidu kõige suurem rockfestival, kõige tähtsam üritus universumis minusuguse jaoks. Ja kui 89. aastal taheti see lõpetada, mina läksin kiunuma, et sellist asja ei tohi lõpetada. See on kõige tähtsam. Ja siis mulle aga tee ise ja siis see, kes mulle ütles tee ise, oli Riho Illak, rahu tema põrmule. Aga see, kes mind õpetas, oli Rein Lang. Reinuga me tegimegi seda esimest korda, et istusime kahel pool lauda, tegime kiire, ma teen seda. Järgmine nädal võrdleme, kui kaugel oleme, kuidas kõik. Rein õpetas mulle, kuidas teha. Eks sa said juba sellise suurema ürituse korraldamise, kuigi nagu kultuurimajas oli ka ürituste korraldamist, aga see oli juba niisugune mastaapsem asi, eks ole. Ma võin ka öelda, et ei ole keerulisemat ülesannet kui mastaapse rockfestivali tegemine Nõukogude tingimustes. Seal pidi palju kooskõlastama asju, eks ole. Õnneks ei olnud mina see kooskõlastaja. Mina olin see, kes sai teha seda meeldivamat tööd. Aga see meeldiv töö koosnes ka sellest, et no kujutad ette, sa eeldad, et 20 000 inimest tuleb Tamme staadionile, selle pole peldikut. Eks, aga sellist ettevõtet, mille nimi oleks Kemmerling, ei eksisteeri. Ei eksisteeri. Ja mitte mingit varianti ole, et ehitame peldiku. Augu kaevamine on nagu lihtne, eks. Aga kuidas sinna see pealisehitis teha? Ja uksekene. Ei ole nii, et sa lähed ehituspoodi ja ostad staffi. Ei. Ajad taga Kohtla-Järvelt saad need eterniidiplaadid, kuskilt saad midagi muudeks, tutvuste kaudu mingid naeladeks ja siis pudeli eest saad 2 töömest, kes selle kokku klapsivad. Ja see on see maailm. See on see maailm, et ei ole nii, et sa helistad kõik asjad läbi ja paned kõik tööle. Ja enamik asju on vaja veel kuidagi moodi saada ilma rahata, sellepärast, et raha pole. Nii et väga soovitan, kellel veel kunagi õnnestub Nõukogude Liidust festivali korraldada, tehke. See annab uskumatu kooli. No kus sealt edasi sa läksid? Kultuuriosakond. Jääme sinna korraks veel. See oli põnev koht tegelikult. Mina tegin neid festivale ja see festival polnud ainult Tartu muusikapäevad, oli noorematele bändidele oli Tartu Sügis ja siis oli näiteks teatrifestival Dionüüsia, mida mina tegin esimest korda ja algatasime päris palju asju. Natuke meenutab seda vaibi, mis oli nüüd Tartusse, Tartu 2024 kultuuripealinna aastaga. Tegime ja korraldasime väga palju. No ja Kuldar Leis sai nüüd ministriks ka tänu sellele või? Võib-olla mitte tänu sellele, aga... Tänu mulle. Aga et kui nüüd mõelda seda, et mis juhtus, on see, et Eesti sai vabaks. Ja kõik need ühiskondlikud, majanduslikud suhted muutusid. Kultuuritöötajad on ka täna kõige vähem makstud. Ja siis oli ikkagi tegemist juba näljaga. Kõik bändid kaotasid igasuguse võimaluse. Jutt ei ole sellest sissetulekust, et sa käid kuskil pulmas mängimas. Meie pole seda nagunii kunagi teinud, meil on kontsertbänd. Aga kogu ühiskonna suhtumine, su kultuurimaja ei finantseeri enam mitte midagi, sest tal ei ole. See ei saa mitte kuskilt, mitte midagi mänge ei ole. Ja rahvas andunult kuulab Hoveri Koverit. Sinu kõrvale on see niisugune mitte kõige parem muusika, jah? Muusika on muusika, tehku mis nad tahavad, eks. Aga see, kui palju Eesti rockmuusikud osalesid selles laulvas revolutsioonis ja kuidas nad äkitselt väärisid seda, et nendele pöörati selg ja selg pöörati päris pikaks perioodiks.
Riho Sibulad ja meie nagu tipud käisid kusagil laevadel ja ma ei tea kus mängimas bardiks. Ja vot see on see, miks sai kriips peale tõmmatud sellele kultuuritöötaja karjäärile. Nälg hakkas. Mitte midagi pole teha. Ja nüüd selle suure muutuse käigus selle sama Hoveri coveriga ja kogu selle päkapiku diskoga tekkisid ööklubid. Ja ööklubidesse oli võimalik müüa igasuguseid läikivad neid kerasid ja valgusteid ja helisüsteeme, mis seda tümpsu eriti hästi edasi andis. Ja mina sattusin tööle ettevõttesse, mis on ka täna olemas. Nimi on IS Music Team. Kas see oli Lauri Laubre? Lauri Laubre ja Raivo Seersent. Ja mina olin Tartu esindus ja siis Tartu kandis ma sättisin ööklubidesse üles neid aparatuure. Mul oli pillipood Tartus väike rendipinna peal, kus me müüsime pille ja nii edasi. Ja et vot selline asi. Aga see on ka selline, ütleme, lifestyle äri ju päris hea mõnes mõttes on ju. No ja, aga ma olin ikkagi siis mitte see, kes äri tegi, vaid mina olin töötaja, mul olid müügiplaanid ja ma tegin ja toimetasin. Ja no, kuidagi moodi suutsin üle elada selle 90ndate algas. Ja sealt edasi läks nagu loogiliselt natuke jälle veelgi kaugemale heast sellest kultuuriärist. Kuna ma olin paigaldanud neid valgusteid ja helisüsteeme igale poole, siis mind krabati Alexela Entertainmenti. Oli selline asi olemas? See on see ettevõte, mis omas Pärnus Mirage'i ööklubi ja Tartus Atlantist. Vot mina olen selle Tartu Atlantis ehitanud praktiliselt. Mitte oma kätega, vaid mina olen see, kes seal kõrval kogu aeg oli algusest lõpuni, kontseptsiooni juures ja nii edasi. Ja et minu töö oli siis ööklubi valmis saada ja siis need esinejad sinna peale. Minu elu nägi välja selline, et ma tulin koju umbes kell 3-4, magasin, eks, ja siis käisin päeval korra seal tööl, midagi tegin, siis õhtul olin kodus ja tööle läksin uuesti jälle umbes kell 10 õhtul. Et seda ma pean kohutavaks ajaks, eks, aga no, töö on töö, pidi tegema. Ja õnneks muidugi kogu selle äri kõige ebameeldivam osa on kasiino ja see ei puutunud minusse. Nägin lähedalt, kui nõme rõve see on. Aga siis oli, ja kõik arvasid, et elu koosneb diskol käimisest. 90ndate keskpaik. Karm. No kui see läbi sai, siis kas see siis tulidki Tallinnasse ära? Jah. Ja kuidas see ühispank oli siis tööandja või oli midagi enne vahepeal veel? See minu esimene tööandja Tallinnas oli Põhja-Eesti Pank ja see esinegi välja niimoodi, et ühispank ostis ära Põhja-Eesti Panga ja sisuliselt üleöö oli vaja sinna management panna. Ja võeti ühispanga Tartu kontori juhtkond, Lembit Kitter, Urmas Pütsepp, Jaan Tamm, kupatati Tallinnasse, et võtke üle. Nad lihtsalt lambist astusid sisse, sest me oleme nüüd uued juhatajad siin. Ja siis õige pea helistati mulle, et turundajat on vaja. Et tule turunda. Aga miks just sulle siis? Et sa kuidagi olid tegelenud mingite üritustega, asjadega, et peaks teadma midagi? Tartu peal aktiivne inimene, kõik teadsid, eks, et ma saan kõigega hakkama. Mul ei olnud mitte mingisuguseid turunduskogemusi. No, peale selle, et riputa lehte kuulutus, et disko algab kell 10. Ja siis ma võtsin selle väljakutse vastu, saamata täpselt aru, mille sisse ma astunud olen. Sisuliselt tehti mulle esimese viinavõttu käigus selgeks, et kui sina nüüd failid, siis Eesti krooni kattevara hävib. Kohe nii. Väike vastutus pandi peale. et pagan küll, see Põhja-Eesti Pank oli jamades ja siis ühispangal oli kindel plaan, kuidas ta päästa ja liita. Ja sattusin siis olukorda, kus sisuliselt tuli nullist alustada kõigega. Ei olnud mul pangakaarti sel hetkel ja mu ülesandeks oli hakata neid pangakaarte turundama. See oli esimene ülesanne Eesti inimestele Visa pangakaart pähe määrida. Kas sa mingi raamatu ka läbi lugesid või? Mingi turundusraamatu või? Ei midagi. Kus sa sellega? Polnud saadagi väga. Mingit raamatut, mis mõtlesin, et mida teha, kuidas inimestele see kaart kätte saada. Tänapäeval tundub see on napakas probleem, et inimesed ei taha pangakaarti. Aga see oli see aeg, kui sul
isegi õnnestus kellelegi see kaart ära surada, siis palgapäeval käis ta kohe seal seina juures ja võttis kogu raha välja. Igaks juhuks. Ja selle asja Eesti inimesele ära seletamine oli tükk tööd. Ma nüüd etteruttavalt tahan öelda seda, et aastal 1997, kui juba oli Põhja-Eesti Pank ja Ühispank liidetud, saatis Ain Hanschmidt mind San Franciscosse ja ütles, et sina oled selle ära teeninud, mine nüüd San Franciscosse ja võtta auhind vastu. Eesti Ühispank oli 1997. aastal Visa maailmameister. Oma nagu siis läbimüügi mõistes, kasvu mõistes. Per capita kasv, eks. Aga mis see trikk seal taga oli, kuidas sa suutsid siis Eesti inimestele selgeks teha, et nüüd on pangakaarti vaja Visa oma? Ma loobusin täielikult sellest tavalisest pangalaminast, ma hakkasin tegema kõike, mis on täiesti üle vindi. Igat pidi üle vindi, kuni selleni, et me käisime kõikidel messidel, on põllumajandusmess või mis iganes mess. Kole lähedal. Panime oma putka püsti ja kolleegid olid kutsutud ka, et tehke saba. Ja nii kui sa saba tegid sinna oma putka juurde, kohe oli murd ümber, et mis siin antakse, pangakaarte antakse ja andsime inimestele rahakoti täiteks paberist selliseid. Navitrolla kujundas meie need väga ilusad pangakaardid ja tegime imeasju, isegi lastekaart oli olemas ja nii edasi. Ja see töötas pika peale. Inimesel oli selle paberist kaardi peale kirjutatud, et kui ta päris kaarti tahab, et kuhu minna. Ehk ma mõtlen seda, et kui sul ei olnud mingisugust turundust nagu teadmist, et siis sa lähtusid sükse nagu common knowledge'i pealt, et mis ma võiks teha, et inimese jõuda või? Tead, selliste teadmistega on ju see, et ma olen kunagi mingisugusel turunduskonverentsil rääkinud, et väga hea on see raamatute lugemine, et ma loen ka, et siis ma tean täpselt seda, mida teie teate ja mida te teha kavatsete, aga me kavatsegi teha seda, mis raamatutes on. Mis see point on? Selge see, et alustõed jäävad kehtima, aga see ise leiutamine ei pea tähendama just nimelt seda, et sa hakkad neid alustõdesid ise leiutama. Aga see common knowledge ja muud asjad on ju tegelikult suht arusaadavad. Kui sa määrid inimestele pähe midagi, mille headuses sa ise oled veendunud, aga inimesed veel ei tea, eks. No me ju teame, millega see lõppes. Kõigil on kaardid, sularaha on kadumaas, eks. Aga sel hetkel oli see risti ja risti vastupidi. No kogu see areng oli ju selline, et me Eestis ei tea, mis on tšeki raamatud. Meil kogu see etapp jäi lihtsalt vahele. Kuule, aga ütle mulle seda, et kas ma mäletan siis õigesti, et sinu aega jäi siis ka see, et hakkasite tegema neid Bankunione reklaame või see oli hilisemalt. Ja Kaur Kender oli sul teine pool seal agentuurina vastas. Ja selle agentuuri nimi oli Sakko ja Vanzetti ja mind süüdistati, et ma ise endaga tellin seal. Pidin kogu aeg seletama, et ma pole pistmist. See on üks kuulus Itaalia kommunist, mitte mina. No see, ütleme, et selle kohta on ka tagantjärgi olnud nii ja naa küsimus, et mõnes mõttes, mida te saavutasite, olid selgelt väga tugeva eristuse, eks ole. Siin on asi selge, mille me saavutasime. Neid suuremat sorti panku oli 4. Oli Hansapank, oli Hoiupank, oli Ühispank ja oli Tallinna Pank. Millest Tallinna Pank hiljem Ühispangaga ühines ja Hoiupank ühines siis kui oli see turuvõitlus, turuosa võtmine, Ühispank võitis. Kõige suuremad turumahult. Ehk sa selles mõttes selle kommunikatsiooniga tegid selle ära, inimesed pöörasid oma pilgud sinna. Need olid ka hästi huvitavad ajad selles mõttes, et te tegite selliseid, ärme räägi sellest isegi Itaalia sellest, aga ka need bondid, need olid sinu ajal veel või? Ikka. Et ühed kallimad reklaamid, mida mina olen kuulnud, eks ole, et vähemalt tollel ajal kindlasti, eks ole. Ei ole. Need on täitsa mõistliku hinnaga reklaamid, aga kui me kutsusime siia selle Desmond Levelini, kes Bondi filmides mängiski Q-d, Desmond Levelil me maksime küll raha. No ma mõtlengi, et siis ja see oli tolle aja kohta suur raha. Teadlik otsus, see on nii, et me pillasime, midagi tegime. Aga nüüd, mis puudutab seda Itaaliat, siis me ju näeme seda, et isegi täna oskab Toomas Sularaha sellel teemal sõita, et Itaalia keeles saab niimoodi rääkida, et tegelikult kõik saavad aru. Aga see asi algas sellest, et panga investorite hulgas oli legendaarne Ernesto Briatoni ja see oli isegi mina ja Herki Erich Merila, et kui me tegime suitsu ja nalja, me nuputasime neid reklaame ja mingil hetkel tuli see, aga proovime Itaalia keeles kõik öelda.
ja siis sealt kõik see stilistika ja kõik tuli edasi. Aga nüüd see, et Bond, siis lihtsalt kogemata see Itaalia modell, keda me kutsusime Massimo Testosteroniks, see modell meenutas meile kangesti Bondi. Ja kuna minu projekt oli ka see U-panga tegemine, panime need supermarket branchid igale poole, need U-pangad, siis me tahtsime edasi näidata kliendile, et sa oled nagu Bond, kui sa seda kasutad, sa oled väga šef. Positsioneerisite. Ja selle pärast. Aga ma mõtlen, et vaata, siis sa olid nagu huvitav, et enam väga palju ei taha olla turundusjuht nagu ka, ütleme, loominguline juht. Sa mõnes mõttes ju olid oma panga loominguline juht, on ju, et kas see oli niisugune jällegi, et noh, kellele ma ikka delegeerin selle, et ise oled seal, ise pead nagu mõtlema koos inimestega ja need otsused tegema, et ei ole nii, et klassikaliselt nüüd agentuur teeb kõik ära otsast lõpuni. No ma võisin olla agentuurile ka keeruline partner. No mul olid omad põhimõtted ja omad töövõtted. Mind on raske ümber veenda, kui mul mingi asi väga meeldib, et noh, sinna suunda võiks minna. Ja teine asi oli see, et ma ei lubanud endale mitte kunagi müüa mitte midagi. No me oleme kõik istunud nendel presentatsioonidel, kus nüüd selle reklaamiga me tahame öelda seda ja siis on nii. Ja siis ma ei taha üldse seda kuulata. Sa tahad näha ainult näidake ette. Oi, aga me tahame. Sa ütled, kuule sõber, kas sa kliendile seisad ka hommiku lehe lugemise ajal selja taga ja räägid, mis sa selle reklaamiga öelda tahtsid, eks? Ei no, aga võt, nii on, keegi ei seleta ja töötab, ei tööta. Ja me võtsime nagu suuri riske ka. No, näiteks oli see sama sularaha probleem, mida me puudutasime, inimesed kaarte ei taha. Lasime Ita Everil lugeda sisse raadioreklaami juudi doktorina. Sularaha on räpane, et peske käsi ja parem ärge kasutage. Ja kõik niisugused asjad, need on väga riskantne. Klientidele meeldis, aga tagasilöök tuli hoopis pangast. Tellerid ütlesid, et nemad ei taha seda sularaha enam kasutada ja lugeda. Nii et sa kunagi ei tea, aga peab olema julgust. Ja et sellised julged asjad ära tappa on väga lihtsad ja väga loogilised moodused. Tee mingi turunduskomitee. Ja siis oled sellest kõigest vaba. Siis ei ole mitte kunagi mitte midagi julget ega loomingulist. Võite katsetada. Tehke komitee. Ja see tapab kõik. Nii et siis ei olnud, oli usaldus, anna minna, tee. Muide ma pean mainima, et ega ka selle Banco Unione reklaami pärast tuleks mind ääre pealt lahti lasta. Ma kujutasin ette. Ja, et selleks oli vaja muide Linnar Priimäge, kes lehes kirjutas, vabatahtlikult kirjutas, et tema pole siukest pulli elu sees näinud. Et sa tuled maalt ja hobusega on siis see ühispank, mis oli ühendatud maapangad. Ja sa tuled ja ühe reklaamiga pargid ennast niimoodi härrasmeeste klubi ette. Nii ta kirjutas. Aga siis see nagu aitas pigem sind, et kui juba selline guru kirjutab, siis mind lahti lastud, aga kus turunduskomitee tehti, õige pea tehti, hakati tegema. No. Aga ma mõtlen, sa puudutasid kahte asju, üks on julgus ja teine on see usaldus, eks ole, ülevalt poolt, et seda me oleme ka teiste turundajatega siin nagu rääkinud, et turundajana olla on tegelikult riskivõtmine, on ju, ja nüüd mida rohkem sa eristud, on ju, seda suuremaid riski võtad, potentsiaalselt kaevad kohe endale augu, on ju, et jääd ilma sellest, on ju, kui ei lähe asjad nii. Ja teine asi on see, et need edukad turundajate lood on olnud sellega, et sul on tippjuhtkonnaga ehk nagu võtaks siis öelda juhatuse esimehega või tegevjuhiga on ikkagi usaldusväärne suhe, et ta nagu usaldab, mida sa teed. Et kui neid kahte asja nagu ei ole, minu meelest ei ole väga nagu hea valem üldse mingiks eduks või? Ma ei tea, kas sa arvad? No muidugi. No toon ühe näite. Ilmselt on kõik turundajad leidnud oma toast finantsjuhi, kes jagab õpetusi ja korraldusi. Ka mina. Ja siis ma olen öelnud. Ma lugupeetud inimese nime kindlasti tahaks mainida, et kuule, nüüd on nii. Kui mina näen veel üks kord sind meie tüdrukute toas siin turunduses õpetamas ja seletamas, kuidas kõike on vaja teha, siis usu mind, järgmine vaatus on selline. Mina tulen raamatupidajate tuppa ja usu mind, kui palju mul neile öelda on. Ma tean täpselt, millisesse tulpa, millised numbrid minu arvates tuleks panna ja usu mind, ma hakkan nõudma, et seda täidetakse ja kontrollima. Et kas sa said aru, kui ma sind veel kord siin näen õpetamas, mitte küpsist võtmas, eks, siis tea, mis mu vastukäik on. Ja see on iga turundaja reaalsus. Kõik teavad sellest. Kui tore on olla raamatupidaja, sellepärast, et keegi roni su põllul.
see on kusagil on reeglid ja kusagil on asjad. Aga turundusest, mina sellist inimest pole veel näinudki, kes tunnistaks, et tehke ja möllake, sest ma ei tea sellest midagi. Kõik teavad. Väga meeskonnatöö moodi ei näe välja, eks ole, kui ütled, et finantsjuhile, et äkki ei ole hea tulla siia ruumi. Noh, inimesed on ju erinevad, eks, et igaüks võiks teha seda, millest ta hea on. Kuule, aga teate, ma hiljuti kuulasin Rory Sutherlandi jälle mingit podcasti, kus ta rääkis, ja ta minu meelest nii ilusti rääkis sellest samast finants sellest, on ju, et turundaja on oma olemuselt selline explore tüüpi, ta kogu aeg vaatab, kuidas mingeid uusi asju saaks teha, on ju. Ja finants, kes tihti peale tulebki sinna turunduse peale ja tapab kõik asjad ära, eks ole, on siuke exploit. Et ta tahab ära kasutada seda, mis juba on, eks ole, aga kui meil sisuliselt finants hakkaks juhtima turundust, siis tulemus ongi see, et me kasutame ära kõik, mis meil on ja meil midagi enam ei looda juurde. Tead, see on selline lihtne selgitus, aga tegelikult see, on palju lihtsam seotus olemas. Inimesed on erinevad, on loomingulised ja on numbri inimesed. Vaata, kui sa nüüd mõtled, milline on väga suur erinevus eestlase ja näiteks jaapanlase vahel. See ongi see, et eestlane õpib oma väga rasket keelt katsetades, loominguliselt, väga harva teatakse mõnda reegliteks ja inimesele õpetatakse koolis juba seda, et proovi loominguliselt läheneda, ära tuubi pähe, katsu aru saada, kuidas see asi nagu loogiliselt... Intuitsioonist räägid on ju natukene. Aga kuidas sa suudad jaapani või hiina keelt õppida? Selleks, et üleüldse pihta hakata, pead sa tuupima kõigepealt 2000 seda hieroglüüfi endale pähe. Mis tähendabki seda, et näiteks kui sa lähed Eesti inimese või tavalise Euroopa inimese juurde mingisuguse plaaniga, siis on väga suur šanss, et ta saab sellest plaanist aru, kui ta on sõnadesse ja piltidesse valatud. Ja kui sa lähed kõige sellega hiinlase juurde, ta ei saa aru. Talle peab viima tabeli. Eks? Ja nüüd siis, kui me võtame Eestisse tagasi, siis finantsinimesed on need, kellega räägivad numbrid, loomingulised inimesed on need, kellega räägivad muud asjad. Ja need inimesed ei klapi oma vahel kokku ja selliseid ei ole veel nähtud, kellel mõlemad pooled võrdselt töötaksid. Ja see on normaalne. See ongi nii. Aga lihtsalt me ei saa nõuda, et finantsinimesed saaksid aru turundusest. Täpselt samamoodi nagu me ei kavatsegi nõuda, et turundused inimesed oleksid finantsides kõvad. See on olemuslik paratamatus ja see ei ole vastuolu, vaid see on elu. Ma korra veel pöördun sinna 90. keskele, kui see sama ühispanga teema oli ja ütleme, et seda nimetatakse ju tegelikult Eesti niisuguse reklaamiinduse kuldajaks, seal tõesti palju asju tehti, ega ainult sina ei teinud ja meil oli võib-olla siis vaata, nagu sa ütlesid, nende kultuuritegelaste selline näljaperiood, et siis tuli hästi palju niisugust talenti tuli reklaamitööstusesse, sest see oli nagu viis, kuidas ära elada, on ju, et ütleme, Kaur Kender tegelikult ei ole klassikaline reklaamiinimene, ta lihtsalt elu ta korra tõi sinna, on ju, aga kuidas sa sellele vaatad tagasi sellele võimalusele, et tegelikult oli nii palju talenti ümber, et sai nagu teha asju, et täna ma ei taha siin öelda midagi halba, et eks talent on praegu ka, aga oluliselt vähem ma ikkagi ütleks selles tööstuses, eks ole. No vaata, see turuvõitlus lõppes ühispanga võiduga, veenva võiduga, siis tulid ühinemised, siis tulid Rootsi ülevõtmised ja kogu lõbu, fun ja kõik see, millest sa rääkisid, lõppes plaksust. Komisjonidega. Päeva pealt, eks. Ja lennates esmaspäeva hommikul Stockholmi võis näha lennukideid, õnnetuid pankureid, kes läksid aruandeid esitama, käsulaudu saama ja nii edasi. Kõik see lõppes päeva pealt. Aga miks ta nii lõppes, aga tegelikult see väike pangandus, mis meil oli, ega ta elujõuline ei olnud, puhtalt ärina. Eks. Ja hea on, et leiti väljapääs, tore on, et väga paljud said väga rikkaks, aga sisuliselt see aeg lõppes sellega, kas ta nüüd mujal kuskil jätkus ja kas seal midagi veel, mingid kuldaegu oli, ju oli. Eks, aga see, ma nägin seda kontrasti, kuidas nii kui ma sealt olin välja saanud, siis nagu poole aasta jooksul, kui igavaks kõik muutus. Kui on vaja pank, siis on tamm ja siis on tõru ja siis on mingid niisugused asjad. Kõik sellised stereotüüpilised kujundid, mis on siiamaani. Katsu sa seal teha midagi targem. Sa läksid edasi Tallinna Sadamasse
ja see oli nagu, ütleme, et kui sa muidu olid nähtav selliste läbi tööde, eks ole, ühispanga ajal, eks ole, siis hakkas sind juba rohkem nagu meedias tulema, et räägi, kuidas oli suurde infrastruktuuri ettevõttesse tulla ja mis rolli sa seal hakkasid enda jaoks nagu paika panema, et mis sa tegema seal pead ja kuidas sa seda enda jaoks lahendasid? Siis, kui mina läksin sadamasse 99. aastal, siis võis huumoriga öelda, et Tallinna Sadam on suurem asi kui Eesti riik. Siis oli ta ka kaubamahult kogu mere kõige suurem sadam ja kogu see edu kestis täpselt kuni pronksiööni 2007. aastal. Ja oli uskumatult suur business. Sa räägid eelkõige siis transiidist Venemaa suunas. Transiidist ja kõigest sellest, mis seal ümber toimus, röögatult rikkad kliendid, röögatud projektid, selle aja kohta, iseseisvusest oli möödas 10 aastat, eks, et selle aja kohta pöörane areng. Aga milline see sadam nagu siis seespoolt oli, see oli esimene katse hakata üldse mingit korda looma. Pandi sinna Riho Rasman, et ole hea ja Riho mind siis teris kaasa. Ja kas seda korda selle õnnestus luua? Nii ja naa, eks. Aga mis käsulauad Rasman pani sulle, et mis see funktsioon sul pidi seal olema? Kõige rohkem oli kliendisuhtlust, igasugust otsemüüki. Ma käisin Moskva vahet, ma jaurasin igasuguste naftameestega. Ja ma sain väga hästi aru, et kõige rohkem peaks mu töö seisnema meie enda operaatorite toetamises, igakülgses. Sisekommunikatsioon? See ei ole mingi sisekommunikatsioon, sest lähed külla ja proovid nagu kokku leppida, eks. Ja väga hullud ajad ja kui me hakkasime pitsitama neid operaatoreid, et rohkem raha jääks nagu ettevõttele, ma mõtlen siis sadamale. Sadam on selline, mis on infraettevõtte, sadamale kuulub maa ja kaid ja akvatoorium, aga sadam ise kaupa ei liiguta. Et kui saabub laev, siis laeva võtab vastu sadam, aga edasi kraanatöö on juba erafirma. Need kuulsad naftaterminalid, pakkterminalid ja eurotekid ja kõik, kes olid 3-aastase tasuvusajaga projektid neil. Ja kui me neid operaatoreid pitsitama hakkasime, siis me nägime ka operaatorite boikotti ja nad ei tulnud isegi jõulupeole ja nii edasi. Aga kõige rohkem me nägime seda, kuidas asju aeti üle meie pea. Et ülirikas operaator leppis kõik valitsuses kokku, mis on vaja teha. Ja et ei olnud see siuke ilus aeg ja ei olnud tore. Et väga palju oli sellist asja, mis mitte ei võtnud muigama, vaid pigem tahaks nagu nutma ajada. Ja kui nüüd arvata, et see naftaäri ja kõik see pöörane rikkus selle ümber on kuidagi moodi tore, siis mõne inimese jaoks ta võib olla, minu jaoks ei ole. Ei meeldinud mulle see Moskvas joomas käimine ja kõik need asjad, sest minu jaoks on see võltsmaailm suht kole ja kõik oli äärmiselt korruptiivne, äärmiselt. Me räägime kogu aeg sellest, et Eesti geograafiline asukoht ja jäävabad sadamad, peaaegu, et jäävabad ja et see on nüüd see eelis. Ja siis me räägime, kui hästi me töötasime, et venelasi teenindada ja kui tublid me kõik oli. Ja see on ka tõde. Aga karm tõde on see, et tegelikult venelaste huvi oli see, et võtke tehke, eks, ja raha tooge sularaha Šveitsi. Ja et selle juures olla näha seda, mismoodi käib see pöörane rikastumine, eks, ümberringi. Ja et tahaks ju ka võib-olla rikastuda, aga sa saad aru, et see käib ainult korruptiivselt. Et see ei ole võimalik, et mul ei ole võimalik $2 miljardit investeerida ja oma terminali äri alustada või midagi, kusjuures mind jalastaks. Ja et kas ma seda tahaksingi. Nii et ma olen öelnud seda enne ka ja ma võin ka sulle siin öelda, et kui ma võrdlen 2 infraettevõtet, näiteks sadamat, tolleaegselt. Täna on see olukord hoopis teissugune, kauba maht on langenud kordi. Ta pole üldse enam see, mis ta oli. Aga kui ma võrdlen sadamat ja lennujaama, siis Tallinna Sadam siis oli rikkuse ümberjagamise businessis. Sa investeerid sadama rahas 100 miljonit selleks, et valmiks mingisugune kai
mille ääres kutt teeb sama suuri investeeringut, tema teenib 3 aastaga tagasi, sina teenid 30-ga. Sa oled rikkuse ümberjagamise äris. Kõik käis ainult kaklusega, kellele mis kuhu tehakse. Aga lennujaam on vaesuse ümberjagamise äris. Ja nüüd sa võid arvata, et kus toredam on. Aga siin nagu ühesõnaga väärtuste põhine probleem tekkis sul, eks ole. Ega Venemaal ma olen ka palju käinud seal ja tõesti need suhted on sellised, sa peadki, paraku see ei ole nagu mingisugune linnalegend, et seal ongi see joomise kultuur selline, eks ole, et see pitsi taga selliste suhete tekkimine ja nii seda käibki, ega selle midagi muud ei olegi, eks ole. Aga selle pitsi ja istumise vastu ei ole mul midagi, et see on tore ja mul on olnud ka neid vene sõpru igasuguseid, aga just nimelt need väärtused, et ei ole lihtne olla seltskonnas, kus inimesi hoitab ainult ja selle näitamine. Minu jaoks on risti vastukarva selline eputav kutsid, mutsid, kõik see. Ja sa selle keskel nagu oled, siis tunned ennast nagu tõsiselt halvasti. Mitte sellepärast, et mul ei ole, vaid sellepärast, et see on niivõrd nõme. See ei kõneta sind. See on uskumatult nõme. Kuule, aga teine osa, kas teil hakkasite ju sinu mehitamisel või meeskonna mehitamisel hakkasite ka vaatama neid kruiisiraevu, mis ei ole Venemaa poolt, see oli nagu hoopis siuke lääne business hoopis, jah? Ja on minu üle naerdud küll, et meie siin tegeleme meeste asjaga. Yeah. Aga sina tegeled siin mingi naiste värgiga. Ma nüüd tahaksin öelda, et täna Tallinna Sadam elab sellest, et on reisiliiklus. Ja kas ma siis ütlen valesti või kui ma ütlen, et tegelikult sa tegelesid Eesti riigi turundamisega, eks ole, et ega keegi ei tule sulle sadamasse lihtsalt. Ja see oli väga tore osa sellest tööst. Ma olen 2 korda teinud maailmale tiiru peale, käies kõik kruiisifirmad läbi. Kui ma alustasin, oli Tallinna Sadamas 34 külastust hooajal. Kui ma lõpetasin, oli 450. Sellest on mingi auhind ka anti või? Kusjuures ei. Ma olen nendele kogu aeg öelnud, et te peate ühe nendest kruiisikaidest, 2 tükki juba seal. Minu idee oli, et peate juurde tegema, te peate ühele minu nime andma. Võib-olla kunagi antakse, kui mind enam ei ole. Aga kuidas sul see õnnestus? Räägi korra, et mida sa siis tegid, mis see story oli seal? Sa pidid jälle mingi lugu ju rääkima, eks ole, et kes see tahab siia vana Nõukogude Liidu vabariiki, eks ole, Venemaa külje alla üldse tulla, oma kruiisiga. Mis on veel tähtis mainida on see, et 95% juhtudest ei olnud inimesed isegi teadlikud sellest, et siin on mingi riik ja veel vähem, et siin on ka mingisugune sadam ja hoidku jumal mingisugune vana linn ja mingi asi, mida aga ootate, et karud ei jooksegi teil tänavatel ja inimesed ei ole kõik purjus ja vedele kuskil, eks. Nüüd on nii, et ei ole ühest vastust. Kõik maailma kruiisifirmad on erinevad ja igal ühele tuli leida oma tee. Kui erinevad nad siis on? Näiteks on selline kruiis, kus lapsed on keelatud. 2 kajutid, lapsed on keelatud. On selline kruiis, kuhu müüakse ainult perepileteid. Kajutid on 4 ja ei ole mingeid üksikuid seal. Gei-kruiisid, õppimis-lugemiskruiisid, gamblingu-kruiisid, kogu laev on pakitud täis need mänguautomaate, inimesed ei tule välja ka, sest vaja on seda kangi tirida. On selliseid kruiisifirmasid, kes müüvad kõik ise. On selliseid, kes müüvad kõik läbi nendele operaatorite, tuuriagentide. See on metsik variatsioon. Ja mida kaugemal Eestist, seda kindlam võid olla, et sõna Eesti pole üldse kunagi kuuldud. Ja siis ma käisin, kappasin läbi neid. Üks siis töövõtte oli minna külla, rääkida, atlas lahti, kus see on, joonlaud peale ja üks asi töötas, millest tuleb aru saada. Et sa pead alati leidma üles selle juurpõhjuse, selle kõige tähtsama asja, mille ümber ehitada oma sõnumit. Selle konkreetse kliendi vastu siis, eks ju? Just, aga see on nüüd kruiiside laevade puhul on see ühine. Miks atlas, miks joonlaud? Selleks, et tõestada, et vaadake, Stockholmist Helsingisse on 1 öösõit. Helsingist Peterburgi on 1 öösõit. Peterburist Tallinnasse on 1 öösõit ja sealt edasi on samamoodi. See on 1 öö kaugusel Stockholmist
ja Peterburis on ideaalne Logistilises peatuspaik kruiisifirmale. Kruiisifirmad ei käi Riias, miks? Sa pead sinna spetsiaalselt minema, pool päeva sõitma sinna alla, siis pool päeva sõitma ülesse, eks. Ja sellised asjad, ja ma nokkisin selle välja. Edasi oli juba see väga põnev. Eestit müüa ei saa, sa ei saa Jänkile müüa piletit Eestisse. Pilet müüdi Peterburi. Aga siis see stopover Tallinnas lõpuks tegi inimesed õnnelikuks. Ma hakkasin teada saama, et kruiisi highlight oli Tallinn, mida me polnud kunagi kuulnudki. See Peterburi ei jätnud mitte mingit muljet mitte kellelegi. Ja niimoodi see läks, eks, edulugu asjad, aga sinna juurde oli ka päris palju sellist sõnapidamist ja arusaamist. Oli probleem sellega, et mingisugune kruiisilaev, siis oli see kai peal veel söehunnikud siin keset linna. Jube õnnetu, et inimesed trampisid mööda seda söest kaid ja siis tulid ilusate laevavaipade peale. Ja mina mitte ainult ei lasknud ära korjata selle söe sealt ja puhtaks pesta. Vaibalasin ka panna. Ja siis juhtus see ime, mida juhtub harva, aga selle kruiisifirma juhatuse esimees rääkis ülemaailmsel kogunemisel. Ütles, et kuidas on nagu suhted sadamatega, et tema võib öelda, et meil oli suur probleem pisikese kohaga, mida te võib-olla ei tea ja näitas kaardi peal, kus see on. See on ideaalne peatuspaik, et super vana linn näitas paari pilti juurde ja teate, mis nad peavad oma sõna. Meil oli ropi jama söega ja kusjuures see süsi polnud ainult siin, see on levinud kaup. Kuidas ette? Meil on need vaibad puhtad, meil on kõik korras, sest me arutasime ja nemad täidavad ja kõik plaksutasid. Sisemiselt sul kindlasti see on lihtne läbi lükata, jah? Seal oli 100 nagu vastuseisu selle. Mida see loll jälle tahab? Meie teeme siin meeste ärina. Siin on mingisugune... Aga vaata, see on huvitav, et sa nüüd ütled, et sa müüsid nagu seda logistilise sellise nagu aja nagu selle aknaga, eks ole, et näed, et üks päev reisi on ju. Et kas siis, ja see vana linn on ju, et kas midagi muud ei ole see, mille peale üldse sai ehitada, miks Eesti siin üldse on midagi vaadata? On sellised väikesed kruiisifirmad, mis on Saksa vanuritele, kes õhtu otsa õpivad ja loevad järgmise sihtkoha kohta ja siis täpselt teavad, mida nad tahavad vaadata. Reisijatele pakuti siis Tallinnas, ma ei tea, kuidas see täna on, sest peale Covidit ja nüüd sõjaga on see kukkunud kokku. Aga siis pakuti näiteks scuba divingut. Ma isegi ei saa aru, mis see scuba diving on. Mingi tuukriülikond selga ja võid minna. Jalgrattas sõita ja mingid sood ja pakuti tuuri kuhugi veel sinna Lahemaale. Ja ka Paldiskisse ja mingitesse koledatesse kohtadesse, et nagu see variatsioon, mida pakuti, oli väga suur. Reeglina töötas vana linn, inimestele meeldib. Aga kas sul kedagi nagu riigi poolt või ma ei tea, nüüd meil oli see uue nimega see EIS või EIS või, et polnud sul mingid partnerid, kellega arutada, et mida siin nagu pakkuda või oli või riigi poolt või linna poolt? Selle asutuse nimi oli siis EAS ja seda EAS-i on siin kirjutatud küll, aga mina olen saanud alati nende käest abi, tuge, partnerlust ja kõike. Ja ma olen alati saanud abi ka Eesti saatkondadest ja igalt poolt lähed kohale, räägid, mis on vaja, kuidas, mis, eks inimesed hakkavad kaasa mõtlema. Seal muidugi loeb ka see, et ma ei edenda mingit oma isiklikku äri ja ei kavatse ise siin rikkaks saada, vaid et see on ühiskonna huvides. Ja minu jaoks on see EAS on alati tulnud kaasa, jõudu mööda, ei ole see neil nagu alati olnud võimalik, aga oleme ka väga suuri asju teinud koos EAS-iga, näiteks lennunduskonverentsi just tirisime kõik Euroopa lennufirmad ja lennujaamad Tallinnasse, et vaadake jumal küll, kaua ma teile räägin. Sa ütlesid küll, et on lahe, aga ma ei uskunud, eks. Nii et see on see maailm, kus sa pead selle inimese siia saama, sest nad ei usu. Kindlasti see on kadumas ja kindlasti meie renomee tõuseb. Usu mind neid inimesi läänemaailmas, kes peavad meid umbes sarnaseks, nagu meie peame Tadžikistani, on paksult. Aga ütle mulle seda, kui sa neid kruiisifirmasid otsisid, kus sa selle info said, et kus nad üldse on olemas? On mingisugune
andmebaas oli, kus sa siis hakkasid vaatama, keda külastada või? jah, see ei olnud nii, et ma hakkasin googeldama, meil ikkagi olid olemas tüdrukud ja agendid, no kruiisilaeva võtavad vastu agendid, erafirmad, kellel on kõik kontaktid. Et sisuliselt ma sain ikkagi lasta sekretäril panna ikkagi ajad, et Seattle'is kell 8 hommikul võt see firma ja siis olen mees ja mine kohale. Kas sul see meeldis, et sa said maailmas ringi käia või? Ei. Et ikkagi kodust eemal on nagu väsitav ja? Ma olen käinud nii põnemates kohtades ja näinud ainult takso aknast. Ma sain reisimismürgituse kusagil lennujaama aegadel, lõpliku reisimismürgituse. Ja mul siiamaani on lennule minek on nagu sunnitööle, mul ei lähe see üle millegi pärast. Puudub igasugune soov kuhugi reisida ja mulle meeldib kangesti kodus olla. See mul alati olnud, aga eriti selline. Palju sihukese kõige kiirema aasta jooksul sa väljas pidid käima üldse siis? Ma ei tea, aga kõige pikem reis, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli 52 päeva. Olid ära? Ja, lihtsalt järjest panin kerale tiir peale. No, küll selle käigus pulli sai, küll seal toredat ka oli, aga no, see ei ole mingi turism, eks. Üle lennud asjad, hotellid ja nii edasi ja võitled veel selle ajavahega kogu aeg, ole vormis ja ilmu trigitud särgiga välja. Et ta ei ole lahe, ma alati naeran neid töökuulutusi, kus pakutakse suure boonusena reisimisvõimalust. Issand jumal. Peaks peale maksma sellest. Absoluutselt. No aga kui sa selle sadama perioodi ära tegid, mis edasi? Peale sadamat ma läksin naftafirmasse nimega Ente Marine. Ehk valdkond oli nagu selgem, lihtsalt teine pool. Ehk sa olid mõnes mõttes siis võiks öelda nagu operaator siis või? Ja, Ente Marine oli punkerdusfirma. See on see ettevõte, mis müüb kütust. Ja nad kutsusid mind, et tule. Ja kuna mul oli sadamat taust, kõiki kruiisifirmasid teadsin, siis loodeti, et tänu mulle on võimalik ka kruiisifirmasid hakata punkerdama Tallinnas. Ja oli ka, ja me saime ka hakkama, aga seal ma olin juba teises rollis. Ma olin esimest korda, olin siis juhatuse esimees. Ja ettevõte oli huvitav, töötajaid väga palju ei olnud, oli 4 laeva, punkerduslaeva, oli väike armee neid tankerautosid, aga käive oli ropp. See oli 20 miljardit krooni oli selle ettevõtte käive, see oli top 4 Eestis, sest niivõrd kallis kaup ja niivõrd suures koguses, lihtne. Ja sattusid juhatuse esimeheks? Ja esimesel päeval pidin kohe alla kirjutama mingisugusele ülekandele $1,2 miljonit. Kas sa adusid mingit vastutuse muutust ka või? Absoluutselt. Ja ma ikkagi proovisin leida oma kohta selles maailmas. Kogu selle äri olemus, et sa saed seda dollarit selle venelasega, saed ta kes kui palju mida saab. Kogu selle äri olemus oli ülimalt keeruline ja raske ja seisis ainult minu teise juhatuse liikme Toomas Virro, rahu temagi põrmule ja õlgadelt. Toomas, tema mõistus võttis seda. Mis see siis keerulist on? Sa ostad igalt poolt Venemaalt, Kasahstanist, Aserbaidžaanist, igasuguseid sorte kütuseid, küll sa ostad mingisugused gasoliine ja massuuti ja asju, kuni mingit Aserbaidžaani asfaltteenideni välja. Ostad kokku, paned igaühe Tallinnas kuskil eraldi pütti. Siis sa saad kliendi käest teada, millist kütust kliendil vaja on. Ja siis sa pead tegema retsepti, et sinna läheb 20 osa, selle tehase oma 20 osa läheb nüüd seda gasoliini, 5 osa läheb neid asfaltteene ja nii edasi. Pead ideaalselt segama selle kokku täpselt nii nagu klient nõudis. Tead, ma pole kunagi kuulnud seda, see on jumala loogiline, et tegelikult see ei tule nagu maast, eks ole. Aga see on kujutad ette, kui sa teed seda väikeses katseklaasis ja ei tulnud välja ja teed uue. Aga sa teed seda nagu kogus on 5000 tonni korraga. Pumpad ühest mahud, teise proovid nagu seada. Ja nüüd on siis point. Point on see, et kui sa teed liiga hea kütuse, siis sa kaotad raha. Sa pead tegema täpselt sellise, nagu klient tellis. Siis sa võid teenida raha. Juhul, kui need maailmaturud, sest kõik on Rotterdami platsiga, on ju, sa kunagi ei tea, kas sa tegelikult ka teenid. Aga kui sa natuke eksid, nagu selles teises suunas ja teed viletsama, vett oli liiga palju, mingisugune asi ei vastanud, siis selles äris on niimoodi, et Bureau Veritas võtab neid tilgaproove kogu selle
punkerdamise jooksul, mis kestab päev otsa, tilgutavad nad väiksesse potti ja jooksevad seda analüüsima. Ja siis nad analüüsivad seda ja leiavad vea ja siis kõigil on nii palju rõõmu välja arvatud meil. Eks ei olnud üldse lahe äri. Aga kihvtid inimesed, kihvt värk ja meil oli ka tütarettevõte Peterburis. Kallis sõber Hardi Nigulas tegeles sellega, see oli tema ettevõte. Ja see tegevus toimus kõik tegelikult sellel ajal, millest kirjutavad need Putini Peterburi ajast rääkivad raamatud, eks. Milline maffia, millised sõjad, milline jama. Eriti veel kütusäri ümber, eks ole. Püha taevas. Kas sul katus ei hakanud natuke sõitma selles osas, et nüüd sa oled nagu suur ettevõte, meeletud käibed selle juht, et vaata, kus sa tulid, et tulid sealt kultuurimajast? Tead, ma läksin ikkagi nagu hingevärinal, et väga kihvt. Pettusin selles, et ma ei suutnud seal midagi nagu tarka teha. Minu ülesanne oli tegelikult seda ettevõtet müüa ja pakkuda ja mitte ainult tänu minu ponnistustele, vaid tänu kõigi ühistele ponnistustele saimegi laua taha San Franciscos. Mis mõtled just lääne poole siis? Ja, et peaaegu kaup koos, eks, ja see läks lörri. Kusjuures see ostja poole suuromanik hukkus kopteri õnnetuses, kõik läks nagu valesti, omanik tülis omavahel selle Santa Marinis ja nii edasi. Igal juhul hiljem ta müüdi küll ja müüdi märksa odavamalt. Aga sulle antigi nagu siukene mandaat, et tuleks leida nagu kogu ettevõttel ostja, mitte siis nagu sellele toodangule kui sellile. Aga see on ka nagu huvitav olukord, et sa oled palgatud ettevõttesse ja sa tegutsed selle nimel, et sul enam nagu tööd ei ole, sest ega sa uue selle all ei pruugi nagu jätta. Aga see ei ole, kuna selles maailmas, vaata, juhatuse esimees peab ka arvestama sellega, et sul enam tööd ei ole, võib juhtuda igal hetkel. Ja see on väga naturaalne. Küsimus on pigem selles, et tööta hästi, siis tegelikult see ostja on väga huvitatud sinust, et väga tihti pannakse vastupidi, heale juhatuse esimehele pannakse mingisugune 5-aastased kuldsed kääravad külge, et sa jumala pärast kuhugi ei läheks, et sa nagu töötaksid. See ei ole niipidi, et ta pigem on vastupidi, et kui hästi teed. Aga kui sa mõtled, et kuidas teha sellisest punkerdusfirmast, mis koosneb naftast, püttidest, tankeritest, naftanohikutest, eks. Kuidas ta selliseks teha, et ta näeks läänes nagu ihaldusväärne ja hea välja, eks ju, mitte ainult finantsid, vaid ka muidu. Siis jah, et seal läks neid minu turundaja oskusi vaja küll. Ma mõtlen korra nagu kõrvalmõtet, et sa ütlesid, vaata, et see juhatuse esimees, sa pead sellega nagu arvestama, et kui sa oled töötaja, palgaline töötaja, siis mõnes mõttes seadusandja on sulle pannud mingisuguse turvatundena, et seal on mingi etteteatamise ajad, siis on potentsiaalne siukene maandumine, eks ole, töötukassa näol ja nii edasi, et on tunne, et sa oled hästi hoitud ja et sul on nagu kuidagi pikemaajaline töösuhe. Nüüd, kui sa liigud, eks ole, juhatusse, siis on tõesti juhatuse liikme lepingud, aga neid võib ka lõpetada varem, et sul on väiksem siukene turvatunne ja töötukassa sind kohe kuidagi pärast vastu ei võta. Ja nüüd ka sealt astud ühe sammu veel edasi, oled ettevõtja, siis on sul iga päev selline, et sa ei tea, mis homne päev toob. Et mida rohkem sellist nagu edasi liikumist, seda rohkem ebakindlust tekib, eks ole, oma tuleviku ees, et näed sa samamoodi seda? Ja muidugi, neid juhatuse liikmeid on nähtud küll, kes on väga hädas, sest töötukassasse minna ei saa. Pead sa seda õigeks või? Ma ei pea seda üdini õigeks. Probleem on milles? Probleem on, et meil Eestis on võimalik kasutada OÜ ja asuda hetkega selle juhatuse esimeheks, eks. Ja siis taotleda mingisuguseid sotsiaalseid õigusi. Ja selge see, et sellisel juhul need ei ole millegagi põhjendatud. Minu jaoks on juhatuse liikmete kõrge palk ja kõikvõimalik motiveerimine on tegelikult üks igasuguse äriloogika alustalasid. Ja need inimesed, kes kõlbavad sellesse ametisse ja need inimesed, kes on võimelised väga suuri asju ära tegema, nii nagu nõukogu strateegia kinnitas, neid inimesi ei ole palju. Ja mul oli just jutuajamine oma juuksuriga. Tema oli, miks peab nii palju maksma ja miks peab seda tegema.
ja ma seletasin talle ära, ma ütlesin, et vaata, kui su ülesanne on juuksuri töökoda püsti panna, et see on sulle ilmselt nagu jõukohane ülesanne. Aga nii kui sa hakkad mõtlema, et mul võiks olla 50 juuksuri töökoda üle Eesti, et iga nädal avame ühe, eks, et kas sa siis suudaksid? Ei. Aga järelikult sul on vaja kedagi, kes suudaks teha, kes suudaks ka finantsid leida ja kes kõike teha. Et kas sa saad aru, et see päris tavaline inimene ei ole, kes suudaks niisuguse asja teha. Iga nädal avad uue töökoja. Oi jaa. Aga mis sa nüüd arvad, kui keegi teeks selle ära ja sul on nüüd 51 juuksuri töökoda äkitselt, et kas sa oleksid nõus heldet maksma sellisele inimesele? Ja, et nüüd ma saan küll aru. Aga saad sa aru, et see inimene tegelikult küsib su käest mingi täiesti mõistliku palga. Ja siis küsib, et kui ma kõik olen ära teinud, et nüüd maksa mulle miljon. Jah, aga nüüd kujutad ette, eks, et kui sa ise oled teeninud korralikult, kas sul on siis probleemi jagada? Ei, ma olen ju ise et näed, et siis ongi nii. Sa maksad talle miljon ja kogu ühiskond on pöördes, kuidas ja miks ja nii edasi. Aga nii see käib. Nendele inimestele tulebki maksta, kes võtavad nii suuri riske, kes teevad nii suuri asju. No selle ei ole mitte vähetähtis ka see juriidiline vastutus on ju, et on siin küll olnud olukordi, mis on lõppenud seal töötajatele mingisuguse suure trauma või isegi nagu hukkumisega on ju ja inimesed on kinni läinud. Eks ole, sest sul on vastutus ja võt seda päris paljud vist ei adu, eriti nagu nooremad generatsiooni, kes lähevad alles juhatusse. See on ju loogikate loogika, et aktsionär või osanik vastutab oma aktsiakapitali ulatuses. Kui ma investeerin mingisse ettevõttesse summa N, siis ma riskin sellega, et ma võin selle summa N kaotada. See on kogu mu risk. Aga kui ma töötan selle ettevõtte heaks nõukogu või juhatuse liikmena, siis ma vastutan oma töö jooksul tekkinud kõikide jamade eest kogu oma isikliku varaga. Kuule, ütle, ma jälle küsin kõrvale, kuna sa tegeled selle teemaga, kas väikeaktsionäride olukord kaasa rääkida, kas sa pead seda õiglaseks täna? See on kõikvõimalike ettevõtete valitsemise mudelite alusprintsiip. Aktsionäride võrdne kohtlemine. Ja miks Eestis ei ole niimoodi? Aga ütle mulle, kus kohas ei ole niimoodi. Igal pool on samamoodi või? See ikka peaks olema niimoodi. Ei, aga ma mõtlen, aga meil ei ole väike aktsionäril tegelikult on ikkagi ainult siis sõnaõigus, kui suur aktsionär on seda lubanud, on ju? See on väga halvasti. See on kõikide alusprintsiipide rikkumine. No aga ma mõtlengi, et sa nagu oled seda meelt, et tegelikult see ei peaks Eestis nii olema. Vaata, ma õpetan praegu nõukogu liikmeid just sellepärast ma küsingi. Ja kutsun seda nõukogude inimeste õpetamiseks. Komsomol nagu sa oled. Asi ongi selles, et me oleme ikkagi veel niivõrd noor ühiskond. Meil on praegu käsil see esimene põlvkonna vahetus. Ja kui ma olen siin Skandinaavia kolleegide käest uurinud, et mitu põlvkonda teil läks, enne kui teil ärikultuur nagu muutus selliseks, nagu ta täna on, mis ei ole ka ideaalne, aga on palju parem kui meil. 3-5 põlvkonda. Nii et see põlvkonna vahetus ei too ka veel suuri muudatusi. Aga kui nüüd öelda väga lihtsustatult, siis kui ettevõte annab aktsionäridele informatsiooni, siis ta peab seda andma samas mahus, samal viisil ja samal hetkel kõikidele aktsionäridele, sõltumata sellest, mitu aktsiat ühel või teisel on. No seda näiteks börsi situatsioon on seda lahendanud, eks ole, seal on see nõutud. Ja see peab olema täpselt samamoodi igal pool mujal. Selge see, et on sellised tuumik aktsionärid, kes ise on juhatuse esimees ja ise on suur omanik ja kõik need asjad, sealt saavad kõik aru, et kogu info on seal. Ja seal ei ole mitte mingit mõtet olla väike aktsionäriks, et ei tohi minnagi sinna. Aga kui see setup on selline, siis on. Aga see inimene jääb paratamatult vanemaks, eks. Ta on super tubli, ta on hästi otsustanud, ta on kõike teinud. Tal on vaja sellest välja tulla, seda me õpetame ja seda me räägime, kuidas ehitada selline nõukogu, mis ei ole sulle kummitempliks, vaid millest on kasu. Sa võid rahuliku südamega golfi mängima minna. Kuule, aga kui jällegi, me oleme küll natuke tõttame ette, aga et kui sa nagu seda vaatad, et kas riik, kuidas ta ehitab oma nõukoguid, kas seal on see printsiip lahendatud, et on nii küll suuraktsionäri huvi kaitstud, aga tegelikult on ka tehtud ekspertnõukogu, mis annab reaalselt suunised, teostab ülevaadet ja reaalselt ka siis nagu on niuke nagu nõuandev organ. Selliseid eraettevõtteid Eestis, kus nüüd siis see valitsemine on korras. Vaata, ma seda ühingu üldjuhtimist ei kasuta, valitsemine, samast tüvest nagu governance. Kus valitsemine korras, eraettevõtteid on umbes 5-10%, ma pakun.
kus oleks see nagu korras, jah? No ütleme, näeb viisakas välja ja nagu peaaegu, eks. Aga riigi? Ja riigile kuuluvate puhul on see, et seal on seis parem. Kas sellepärast, et on avalik surve olnud rohkem? Just, ja ei ole just sellist aktsionäri, kes selle kogu aeg püsiks, et täna on näiteks Ligi, eks, ja mõni aeg tagasi oli keegi teine ja homme on jälle võib-olla Martin, on ju. Keegi ei tea, kes. Et riigi puhul on see olnud nagu nähtav ja seal on väga palju nõutud. Sellest hoolimatsa on seal väga palju patserdatud kogu aeg ja kogu aeg on proovitud niipidi ja naapidi. Eesti inimene ei saa aru, et kui sa lähed nõukokku tööle, sa pead olema ainult ettevõtte huvide eest väljas. Sa pead ära unustama selle aktsionäri, kes siin nimetas, ainult ettevõtte. See tundub inimestele nii suure üllatuse, nad ei suuda absoluutselt seda omaks võtta. Ja seda on väga palju seal riigile kuuluvates. Sa oled ametnik, sa pead töötama ainult ettevõtte heaks. Ja kui sa siit ära lähed, siis ole ametnik edasi, aga sa ei saa olla selles koosoleku toas ametnik edasi ja mõelda oma ministeeriumi oma huvide peale. Ja kui see on ka lõpuks ära ravitud, eks, et küll ta tulemust annab. Neid tagasilööke, viletsaid lugusid ja keskpäraseid tulemusi on siin ka palju olnud. Aga selles mõttes on riik on jõudnud kõige kaugemale oma ettevõtete valitsemisega. Aga üldiselt ma kuulen ikkagi nagu positiivset nooti siin, et sa nagu näed, et see asi läheb paremuse poole. Ja? Me areneme, meil on 24. aprillil on tohutu konverents Tallinnas, kus me ekspeaministrite käest küsime, et kas me nagu ei saaks nagu mingisugust teist või kolmandat käiku sisse panna. Eesti, Läti, Leedu on nagu ilma ime, me oleme teinud imet selle 33 aastaga. Ja kuidas me nüüd siis ei suuda nüüd selles vallas ka imet teha, et meil just nüüd juhtub see generatsiooni vahetus, et prooviks siin ka kiiremini. Miks peab meil ka minema 3-5 põlvkonda, kas me saaks äkitselt selle teise põlvkonnaga juba? Ja kõik see, et miks me leiutame? Kui Eestisse saabub mingisugune eurodirektiiv, me tormame täitma. Kui siia saabub OECD G20 Principles of Corporate Governance, mis on nagu lihtne paber, loe läbi, väike raamatukene, hakka täitma. Ei, meie leiutame. Aga miks? Ja see ongi see, et esimese põlvkonna see founder, see sama kutt, kes alguses selle ettevõtte asutas, oli transamees, reklaamimodel, sekretär, müügimees, kõik. Ta on endiselt seal, ta endiselt kamandab. Aga juba mõtleb, et pagana, mis nüüd saab? Ja ma räägin nendele, et sul ei ole palju variante. Sul on 2 varianti basically. Esimene variant on müü maha. Ja teine variant on see, et tee valitsemine korda. Tee päriselt korda. Aga kolmas ei ole ka, kui tal on reaalselt nagu järelpõlve, kes on samasugust agarad olnud? See eeldabki seda, et tee valitsemine korda. Sest see kuldne haamer, millega see asutaja viputas, see teise inimese käes ei tööta. Sa ei suuda alati õigesti otsustada. Nõukogu ülesanne ongi kaitsta managementi omanike eest. Filtreerida kõik, kinnitada strateegia vastavalt omaniku ootustele, lõpetada see, mis meil toimub. Kui omanik sõidab üle ja ühel päeval natuke nõukogus valitseb ja teisel päeval natuke juhatuses juhatab, siis ei ole kummalgi organil mitte mingit mõtet. Kui tuleb, ütleb, miks me siin pingutame enam? On ju, saamata aru, et tegelikult vastutab. Aga sa räägid natuke sellest, et see ärikate, see on halb sõna, eks ole, aga põhimõtteliselt meil ikkagi nagu need, kes selliseid asju lõid, olid natuke sükse ärika nagu mentaliteediga, sest nad pidid mässama igal pool, on ju. Mina ei ütle ühtegi halba sõna, müts maha kõigi ees, kes lõid, tegid, andsid tööd, nemad on need, kes ehitasid meile majandusime ülesse. Ja see mentaliteet on pärit sealt samast, kus minu see kangilaski ja noormees, ma loodan, et te olete kommunistlik noor, eks. Mõtle ise, mis imet on tehtud, milline ikkagi teadmiste, hariduse ja soovi ja energia tase pidi olema, et me täna elame sellises riigis, nagu me elame. Müts maha nende kõige eest ja selge see, et nad on kõik oma nägu. Nad on kõik oma nägu, neil kõigil on mingisugune oma arusaamine nendest asjadest ja mul on väga põnev neid kõiki õpetada ja selgitada, kuidas saab nüüd edasi siit, kuhu. Et sa räägidki mõnes mõttes sellest järgmise sammu astumisest, eks ole, et kuidas siis oleks meil parem ettevõtluskultuur, eks ole, tuleviku sealt, et need ettevõtted ka säiliksid sellisel kujul, nagu on ja kasvaksid. Ja? Absoluutselt. Mõtle ise, see on ju suur huvi. Aga kui palju peab loobuma? Eks meil on ju niivõrd levinud see, et perekonna mingid varad ja autod ja naise Porsche on ka ettevõttesse ja kõik need asjad, eks. Kui sa tahad asju korralikult, sa pead kõik korda tegema. Absoluutselt kõik korda tegema. Ja see algab just nimelt sellest, et sul nõukogus ei ole vanaema ja lehma lellepoeg ja lapsepõllasõber teisest B-rühmast, eks.
et see on päris nõukogu. Ja seal ei ole need, keda sa kangesti usaldad hirmsasti ja kes on sul kuskilt ustavad. Kes ütlevad jaa alati sulle, eks ole. See on vastupidi, seal on need inimesed, kes täiendavad sinu oskusi ja omadusi, kes julgevad sulle vastu hakata ja ei, see ei ole sul hea plaan, sellepärast, et vaata siin nii. Erik, aga kas meil on piisavalt neid inimesi, kes nõukogus oleks sellise koha peal ja oleks head partnerid? Ei ole. Ja sellepärast me õpetamegi neid. 42 tükki õpetame 3 korda aastas välja. Ja kusjuures minu käest otsitakse kogu aeg tarku naisi. On sul anda uusi lõpetanud naisi nõukokku, sest kõik on hakanud äkitselt aru saama, et see Valgete vanameeste klubi, ta näeb küll kehva välja, aga nagu päriselt on ka, seal võiks ju olla naisi. Mul saab nii palju nalja alati, kui sellele vastu ollakse, siis ma küsin, et räägi mulle oma klientidest, sõber, et kas sul on siis, kuidas sul nagu kliendid on, kas on kõik mehed või? Sest ei, et nagu ikka, et pooled on siis naised või? Võib-olla isegi üle poole on naised. Ja endiselt sa arvad, et ükski naisterahvas su nõukokku ei sobi ja nende arvamus nagu ja nende suhtumine ja kõik see, nende vaade su ärile, su teenusele, su kaubale ei lähe korda. Siis kratsivad kukalt. No kurat, raudne argument. No mis sa teed? Eks? No võiks ju olla, hakka siis otsast pihta, eks tee see mõttevahetus nõukogu selliseks, millest tõuseb tulu. Aga kas nõukogu liige peaks pigem olema oma nagu varasemas kogemuses ise juhatuse, esimees juhatuse liige või ise ettevõtja? Ja. Kumb on tähtsam olnud? Mõlemad on tähtsad. See varasem kogemus, see enda pagas, et ülitere tulnud on endised juhatuse esimehed, mitte mingil juhul enda ettevõtte nõukokku, vaid mõnda teise. Ja et see on ideaalne inimene, kes on, eks ju, kes teab, kes näeb ja ta on ka näinud seda, millist peavalu üks nõukogu võib juhatusele põhjustada. Eks. Aga kas see näiteks, et sa ütlesid, vaata, et selle mis tegeles selle suure kütuseäriga, eks ole, kas see on tähtis, et peab olema suurusjärk sama suure ettevõttega tegemist olnud või sellel ei ole mingisugune? Ei ole. Peaasi, et on selged on rollid, funktsioonid ja maailma toimimine. Inimsuhted, kõik muudest. See kogemus tuleb aastatega, seda ei ole võimalik õppida. Kas seal on mingisugune vanuseline printsiip, et sul peab olema, mitte et kui vana sa oled, aga kui palju sul peab olema nagu valdkonnas või juhtimisvaldkonnas kogemust? Ei ole, pigem on teistsugune printsiip, et vaata, ma rääkisin, et võiks olla mehi naisi. Ja. Samamoodi võiks olla noori ja vanu. Ehk et mitte midagi halba ei ole selles, kui võtta üks 25-aastane kutt, kes on ülikõva näiteks, ma ei tea, big datas või AIs või cyber securities. Võtta see kutt ka. Oota, aga nüüd sa räägid, prooviks selle, põhimõtteliselt räägid, et nagu me loome oma alla meeskondi, näiteks turundusmeeskondi, sa vaatad, seal saad, oleks vanuseline nagu erisus, eks ole, oleks kogemuste erisus, erinevad, sa mõnes mõttes räägid nõukogu loomist täpselt sama printsiibiga, et hästi palju erisust on ju, ja nad ei pea olema kõik juhatuse esimehed, eks ole, et neil peaks olema nagu kompetents, mis on sellele konkreetsele ettevõtte sellel ajahetkel nagu vajalik arenguks, jah? Kogemused on kindlasti ülivajalikud, aga on sellised kompetentse, mida vanemal härrasmehel ei ole. No ei ole 70-aastasel mehel kompetentsi digitaliseerimisest, no ei ole. See on üks näide, aga see lihtne selgitus on selline, et iga nõukogu vajab ühte väga head finantsspetsialisti. Nii, see on siis üks. Kes jälle ütleb, mis te kulutate siin? Aga seal on auditi funktsioonid, järelevalve funktsioonid, eks on väga tähtis, et inimene saab aru ja on võrdne partner finantsjuhile, kes näitab, et meil numbrid klapivad. Ei klapi, vaata siia. See on igas nõukogus peab olema. Edasi läheb nagu tiba laiali, et kindlasti oleks hea, kui keegi auditi kogemusega inimene. Vot tema peaehitus on selline, et ta on võimeline kõik asju kontrollima, üle käima ja veenduma. On ju. See on väga hea inimene nõukogus. Üks inimene, kes peab olema kindlasti on see, et vähemalt üks, kes seda sektorit tunneb. Selline inimene, kes näiteks kui mul on hotelli nõukogu, siis on kusagilt mingisugusest teisest riigist ilma huvide konfliktita selline suure hotelli kogemusega inimene. Siis võiks olla selline inimene, kes on natuke sarnasest ärist. Üldse pole hotellist, aga on näiteks raudteest. Või kuskilt, kus on inimesed tulevad, lähevad. Võt see äri, eks. Ja nii edasi. See kompetentside list, mida sul vaja on iga nõukogu puhul täiesti erinev.
ja nõukogu ise paneb selle kokku ja esitab omanikule, et vaadake, et me arvame nii, see on koostöö kõik. Ja nõukogu võib ise endale juurde küsida, et me tahaksime endale juurde või 2 tükki võid vähemaks võtta, need nagunii ei käi kohal. On ju. Ja siis sa saad selle, see on iga ettevõtte puhul unikaalne, meie õpetame, kuidas seda kokku panna, kuidas aru saada, keda sul vaja on ja mismoodi siis reageerida, kui keegi ei perform. Aga see on põhimõtteliselt nõukogu esimehe roll, eks ole, et see on nüüd nagu ütleks kõige nagu obligatoorse või tähtsam nagu roll siis paika panna, kes nõukogu nagu esimehe roll on olla selle seltskonna liidriks aga ja ka, moderaatoriks, et tema funktsioonide hulka kuulub ka sagedasem suhtlemine omanike tasandiga. Ja veel funktsioon, aga reeglina siiski nõukogu on kollektiivne organ, kus mitte keegi ei tee mitte midagi üksinda ja kaasa arvatud nõukogu esimees. Aga ma mõtlen seda, kes selle meeskonna kokku paneb? Omanikud. Mitte ei ole see, et nad määravad kõigepealt nõukogu esimehe, kes siis omakorda selle meeskonna loob? Väga tihti tehakse niimoodi, aga õige on ikkagi see, et kõik nõukogu liikmed valib omanike üldkoosolek, aktsionäride üldkoosolek valib. Ja nüüd on siis küsimus, et kes neile ette paneb, me ju teame, meil riigile kuuluvate ettevõtete puhul on see nimetamiskomitee, mida Annika Uudelepp juhib. Võt see on klassikaline üldkoosoleku juurde kuuluv nimetamiskomitee, nad muuga ei tegelegi, kui aasta otsa sõeluvad, kuidas meie nõukogul läheb, keda on vaja juurde, keda on vaja asendada, kelle aeg hakkab täis saama ja tegelevad sellega, otsivad kas või headhunterite kaudu. Mitte midagi pole hullu, kui paned lehte kuulutuse. Otsivad. Ehk see võiks olla ka nagu suurettevõtete teiste nagu see loogika, eks vabalt võib olla, aga võib ka nii olla, et sellist üldkoosoleku juures tegutsevat nomineerimiskomiteed ei ole, et see on nõukogu juures. Nõukogu ise ütleb enda kohta, eks ausalt ütleb, et meil oleks vaja ühte kompetentsi juurde, meil on vaja seda teha ja nii edasi. Ka see variant on okei. Aga nõukogu esimees, nüüd on nagu suur üllatus, ei ole hea toon, et nõukogu esimees kuskil mujal valitakse. Nõukogu ise valib endale esimehe. Ja nüüd tekib küsimus, et miks, aga see on alus, printsiip ja loogika. Nõukogu otsustab kõik asjad koos, mitte keegi, mitte kuskil ei otsusta midagi üksi. Ja siis tekib see aga nagu kuule päris elus ja tihti peale omanikud ütlevad, kes nõukogu esimeheks panna. Jah, ütlevad küll. Ja siis nõukogu koguneb esimest korda. Ja valib ümber. Ja et kuulge, et me kõik teame, et Alar pakuti esimeheks, mis te arvate, et kas valime Alari? Valime. No, ja ongi nii, aga see on esimene otsus. Aga võivad ka teisiti, et valivad Eeriku. Siis on jama muidugi, aga et see näitab seda, kuidas need mängud käivad, eks. Ja sõna mäng on nagu halb, aga kuidas see maailm töötab. Ja siis võiks öelda seda, et tegelikult nüüd nõukogu ülesanne on valida juhatuse esimees, kes siis omakorda valib oma juhatuse. Jällegi on nii, et nõukogu valib terve juhatuse. Mitte juhatuse esimees ei tekita oma meeskonda. Vahel on antud siukene nagu... Ja, see on selline hall ala. Vaata, see, et meil on olemas selline organ nagu juhatus, meile tundub, et nii nagu ongi. Tegelikult see on maailmas ainulaadne. Selline organ nagu juhatus on olemas ainult Eestis, Lätis ja Saksamaal. Nii, ma polnud sellega kursis, räägi täpsemalt. Taanis tuntakse seda natukene ja on veel riike, kus natuke tuntakse ja põhimõtteliselt äriseaduslik lubab. Igal pool mujal maailmas ei ole mingit juhatust. Valitakse Chief Executive Officer. Ehk sa räägid tegevjuhist sisuliselt? CEO, eks ju. Ja meie kutsume teda juhatuse esimeheks ja tegelikult ta peaks olema Chairman of the Management Board. Aga juhatus peaks ka olema kollektiivne organ. Ja ta tihtipeale on ka ja tihtipeale on siis igal ühel on mingi oma vastutusvaldkond ja siis koos tehakse mingisugused suuremad otsused. Aga kust maalt nüüd see ala läheb halliks, on just täpselt see, mis sa küsisid, et kujutad ette, kui sa nõukogu paneb sulle juhatusse 3 tüüpi, ühe nimi on Luik, teise nimi on Haug ja kolmanda nimi on Vähk. Eks? No ei ole päris lahe, eks. Seetõttu on väga hea praktika, et tõesti see kelle positsioon peaks olema juhatuse esimees, see kaasatakse protsessi. Talle ei anta ei hääleõigust, talle ei anta ei vetoõigust, aga ta saab öelda. Seda kutti ma tõesti ei taha. See mulle lasteaias topis putrupüksi, et ma olen siiamaani solvunud, eks, ja otsige teine. Aga et jälle, see on ülitähtis. Kes keda valib, see paneb ka paika selle, kes kellele raporteerib. Nüüd, kui me vaatame Rootsit, siis Rootsis valitakse juhatuse esimees ehk CEO ja tema ise koostab meeskonna. Ja nüüd Rootsis on nõukogud hakanud ütlema, et aga kui sa valid oma seal finantsjuhti ja veel seal paar tähtsamat positsiooni, me tahame neid ka näha, et too meile siis nagu tutvusta.
jah, selles mõttes ma mõtlen, ma olen ise olnud juhatuses, kus 3-liikmeline juhatus on ja juhatuse esimees on keegi teine, aga reaalsuses ega juhatuse esimees ei saa teha ka nagu otsuseid ilma, kui need konsensus on olemas, see on nagu põhimõtteliselt hääled, eks ole, ja siis ma tihtipeale vaatasin, et teatud tingimustel ma sain ikkagi ise asju nagu otsustada, sellepärast et tal oli vaja mingit häält mingi teise asja just, see on niisugune treidimine käib ikka mingite teemade suhtes. Ta on, aga see on halb praktika, et nõukogu liikme ülesanne on teha alati ettevõtte jaoks kõige parem otsus. Ja täpselt sama peab olema ka juhatuses, sa pead suutma ettevõtte jaoks kõige parem otsuse langetada, mis tähendab seda, et sa leiad konsensuse. Sa suudad nagu tõestada läbi kõikide riskide analüüsimise, sa suudad saavutada selle, et kõik on samal leheküljel, kurat, see on hea otsus, teeme ära. Mitte see, et me hääletasime siin kahekesi, hääletasime meie tehniku maha, eks ja läksime õlut jooma, aga tema on tige. Rusikas on taskus. Täpselt sama nõukogus. Tüüpiline Eesti nõukogu kipub hääletame üksteist maha. Ja ma selgitan, et see protsess on nii vale, kui üldse olla saab. Las nad hääletavad parlamendis. Ja aktsionäride üldkoosolekul on ka, kellel jõud seal õigus ja selle vastu pole mitte keegi. Nõukogus ei tohiks olla hääletamist. Sa nii kaua otsid parimat lahendust ettevõtte jaoks, kuni kõik on veendunud, et me julgeme teha, me saame teha. Ja kõik peavad olema poolt ja kes ei ole poolt. Ja seal on mitmeid variante ja pikk jutt, aga lõpuks on ka see, et ka teda tuleb käsitleda niimoodi, et okei, sa saad aru küll, et me 6 praegu tahaksime seda ära teha. Saad vastu, kas sa lepid selle otsusega, et ta muutub ju meie ühiseks otsuseks ja sinu eriarvamus läheb protokolli kirja, et sa sellepärast, et olid vastu. Nõus, lähme edasi. Aga ma mõtlen, et kui sa nagu teed selle hästi eripalgeliseks ja ütleme, et seal ongi mingi valdkonna spetsiifilise teadmistega noorem mingi liige, eks ole, ja tal ei ole seda elukogemuslikku poolt, ja ta ei saa lõpuni aru, et ikka tekivad mingid eriarvamused. See on äärmus, et ta ei saa lõpuni aru, et pigem on see, et kui sa lähed nõukokku, siis esimese aasta jooksul sa ei saagi aru millestki. Ja see on terve omaette protsess, kuidas ettevõte peaks käituma uue nõukogu liikmega, samamoodi uue juhatuse liikmega. Milline see ingliskeelne sõna onboarding, eks, pardale võtt ja kuidas seda inimest nagu kurssi viia kõigega, et ta lõpuks suudaks kaasa rääkima hakata, kaasa mõtlema hakata, lõpuks nagu võrdselt teistega. See on täiesti normaalne ja loogiline protsess. Täpselt sama juhtub selle noore inimesega, et kui tal ikka on mõistus peas, eks, küll ta mingil hetkel hakkab küsima. Ja need tema küsimused võivad olla kõige väärtuslikumad. Seepärast, et nad on oma olemuselt lollid küsimused, mida keegi teine ei julgenud küsida, aga mida oli väga vaja küsida. Kuule, aga eraettevõtluses ma saan aru, aga kas riikliku organisatsioonide nõukogud on sotsiaalne töökoht või nagu ka sporti panustamine sisuliselt, nagu välismaal me panustame nagu väljaspool ennast või on need ikkagi töö? Ma ütlen seda, et need inimesed, kes riigile kuuluvate aktsiaseltside nõukogudes töötavad, ei istu, ei panusta, töötavad. Need inimesed sisuliselt tegelevad ühiskondlikult kasuliku tööga. Nad tunnetavad, et okei, kui vabariik ütleb, et tule aita, ma võin vabariiki see 5 aastat aidata küll, eks, teades, et selle eest ei maksta suurt midagi ja sõimata saab ka. Eks, müts maha, see on kihvt. Kui ma olen meie selle nomineerimiskomitee käest küsinud, et kui palju te eisid saate, päris palju. Inimesed ei taha, aga milleks? Nõukogu liikme palk on väike, vastutus on röögatu. Ja kas ta CV-sse annab mingisuguse märke, kui sa just vaatad, ma ei mõtle nagu Eesti siseselt, vaid just välismaalt vaadatuna, et miks ma minnaks poliitiks ministriks ja et sul on nagu tuleviku mõistes vaadata, ministri, sa oled usaldusväärne vend. Kindlasti annab. Et sa oled olnud kuskil börsiettevõtte või suure riigifirma nagu nõukogus, et siis sa ikka... Naljakas kõrvalpala enamikul, rõhuval enamikul Eesti juhatuse liikmetel on kirjutatud CV-sse ja siis selle visiitkaardi peale, et member of the board, mis tähendab nõukogu liige. Kogu muu maailm saab sellest täpselt nii aru, et sa oled nõukogu liige. Ja et õige oleks siis kirjutada, et member of the management board, kui on vaja inglise keeles kirjutada. Aga meil on nii ja kindlasti annab juurde, kindlasti see näitab seda, et sind on usaldatud, sinu mõtted on väärtuslikud, sa suudad langetada otsuseid. Sellisest nõukogust, kes lämmutab, eks ju, pool päeva ja ütleb, et yes, but,
pole mitte mingit kasu, sa pead suutma teha otsuse ja otsus on jah või ei, eks. Ja see inimtüüp, kes suudab siiski piiratud infobaasil, nõukogu liige peab saama kogu infot, mis ta küsib, aga sa ei suuda ju kõik endast sahmida, sa pead suutma teha selle otsuse ära. Ja siis tulebki mängu see, mis me õpetame, et infoks, kõik on väga hea, sul peab kõik olema, sa pead kõigest aru saama. Aga kui te koos teete, sa saad kehakeele järgi aru, et sul kolleegil kripeldab. Mis sul kripeldab? Räägi. Aga ma mõtlesin, et siin on selline asi. Ja see paneb kõikidel kellad teistmoodi käima. Okei, võtame selle läbi. Kas te selle peale olete mõelnud? Ei ole mõelnud. Aga kui see materialiseerub, mis siis saab? See on see funktsioon nõukogus, et sa nagu koos teed, otsid. Ja ei pea olema otsus alati jaa. Ta võib olla ka ei. Aga mitte mingil juhul yes, but. Nii et see on selline asi, kus see ütleb inimese kohta palju. Kuule, aga ütlen, et taga, eks ole, selle taga on kõik selle ettevõtlus, et kas meil on piisavalt ettevõtlikke inimesi, kes loovad ettevõtteid täna? On. Kapitali on ka piisavalt? Kapitali võiks ju alati rohkem olla, eks, aga kui sul ikka on väärt idee ja kui sa suudad riskida ja kui su riskitaluvus on ikkagi selline, et sa ei pane oma pere ja kodu panti, eks, siis kapitali leiab, aga mis puudutab seda, et kas seda on piisavalt, siis mul on üks niisugune nali ja kusjuures ma ise pean seda jube täpseks. No, see kõlab nii, et mul on palju igasuguseid sõpru. Nende hulgas on vaeseid rockmuusikuid ja on ülirikkaid äritegelasi. Nii et terve lõik, et ülivaestest kuni ülirikasteni. Aga nendel kõigil on üks ühine omadus. Mis sa arvad, mis see on? Ma ei oska öelda. Kõigil on kogu aeg miljon puudu. Üks puha, kui rikas oled, ikka on raha puudu, eks ole. Ikka hetkel. No mis sa arvad, et see on lihtne? Milline majandamine käib, eks ju, et kuskilt miskasi jälle ära finantseerida, ära teha, eks. Kõik arvad, et see on mingisugune. No aga kas sa pead ise ennast ettevõtlikuks inimeseks või? Ma eeldan... Pean küll, ma olen ikka niipidi ja naapidi üritanud. Aga ütleme, et kui sa lennujaama ka ära tegid ja seal oli see, korra ma tahan sellest Nordica asutamisest ka nagu rääkida, aga sa tegid oma maja nagu häri või teokarp, jah? No. Mis see loogika seal all on, et sa vaatasid, et nagu midagi oleks vaja teha ja mis trendid on ja mis mind kõnetab ja... No mäletad, ma tahtsin arhitektiks ja disaineriks õppida. ja kangesti tahtsin olla arhitekt, ma saingi olla. Ja siis oli sealt leiutasin ise standardiseeritud mooduli. Sain patendi sellele ka. Kasuliku mudeli siis või? Patent. No, patent, nii. Et milline see moodul on, eks, mida saab teistega ühendada niimoodi, et saad moodustada suuri ruume ja suuri hooneid. Ja siis see meie lubadus, kui me tulime välja, oli selline, et meie ehitame sulle sinu unelmate maja ja teeme koos projekti. Ja siis vaatame, palju sul raha on. Et kui sul on raha ainult suure toa ja peldiku jaoks, siis täpselt nii ongi. Paneme kõigepealt suure toa ja peldiku. Järgmisel aastal toome köögi, kui sa oled raha kokku saanud, siis toome magamistoa ja niimoodi laiendame ja laienda kas või 10 aastat. Ja me võime seda maja kolida teise kohta. Me võime seda maja rekonfigureerida teistsuguseks majaks, me võime teise korruse ära võtta, kui sa oled vana ja ei saa sinna minna enam, kõik asju niimoodi. Ja me arvasime, et meil on täiesti killer idee, millega turule tulla. Ja selle killer idee pärast ma julgesin teha ja julgesin nagu kõik mängu panna. No see oli samal perioodil toimus hästi palju neid element- ja moodulmajade nagu on ehitanud, aga sellist standardiseeritust ja sellist kiirust ja sellist paindlikkust pole mitte kunagi mitte keegi pakkunud. No kõrval oli, ma vaatasin, jälgisin näiteks Akso House, mis läks ikkagi lõpuks pankrot, aga nendel oli natuke teine loogika, et nad ehitavad valmis nagu autosid maju, eks ole, ja siis sa peab minema. See põhiline on see, et me teeme ta valmis ja siis selgub, et see on nii suur vedu, et sellega ei pääsegi sinna krundile üldse. No. Meil oli standardi aluseks oli lubatud maksimaalne veos maanteedel ja nii edasi. Aga kas seal see, mida sa nagu enda silmad all mõtlesid, üks on nagu toode, eks ole, see tüüpiline turundaja, sa mõtlesid toote välja, et kas see äri läks sinu mõistes ja ta on veel ju toimiv äri, eks ole? Ta on, aga no, praegu on niimoodi, et me ei ole juba üle aasta ei ole ühtegi maja ehitanud, sest põhiturgudel on niisugune kriis, nad on selle üle tootnud.
päringuid tuleb nii vähe, suured majatehased on pankrotti läinud, meid see ei ähvarda, aga mida ma pean ütlema on see, et vaata, ma rääkisin sellest meie kihvtist pakkumisest. See ei huvitanud praktiliselt mitte kedagi. Et kui taheti kohe kõike asju. Kohe kõike suurelt ja odavalt. Aga see on nüüd jälle huvitav, et sina turundajana mõtlesid mingi asja välja, mõtlesid, et see on ju loogiline, eks ole, et nii peaks nagu lähenema. Kus sa nagu seda turgu siis valesti nagu mõistsid? Tead, kindlasti ma mõistsin valesti, sellepärast, et ma ise ei ole enam noor pere. Tüüpiline noor pere ütleb seda, et ja hästi odavalt, aga nüüd pange mulle veel 20 tonni pange pakkumisse otsa, ma tahan autoga osta. Hoopis nagu teistmoodi suhtumine. Ja see, et ma pakun paindlikkust, et ole mõistlik, et su maja võib alguses olla seal vanemate õunaaias, eks ju, ja siis kui sa oma krundi saad, siis me tõstame ta ringi ja kõik see ei huvita. Kõike kohe olgu olla ja nii edasi, et kõik on meile võlgu. Vaata, see on see ühiskond, kuhu me sattusime, eks vägagi selline võrdsed õigused ja kõik see ja see tekitab ka seda, et inimestel on nagu täiesti sellised ootused, mis tegelikult neil olema ei peaks, vähemalt mulle nii tundub. Ja siis mõtled seda, et mind on palju lohutatud sellega, et oi, et see teie idee on ajast nii palju ees aga võib-olla peaksite kusagil mujal nagu proovima ja lolli lohutus, ma saan täpselt aru, et ju seda siis vaja ei ole. Ma ei välista, et kuskilt tuleb mingisugune, et aga okei, pange nüüd meile siia, eks 2000 sellist kuubikut, 2000 sellist. Need võimalused, me oleme nendeks nagu alati avatud. Aga kuidas sulle meeldis nagu oma asja tegemine? See oli oma asja tegemine. Oma asja tegemine on väga tore, väga kihvt, väga raske, väga näljarikas. Minu abikaasa ikkagi poes vaatas hindu korralikult, väga majandas ja tegi üli tubli inimene, eks ju, et selle asemel, et küsida, kus meie soojamaa reis on, eks vaatab hindu ja ostab seda piima, mis on odav. Mis mind selle ise tegemise juures kõige rohkem erutas, mis mulle kõige rohkem meeldis, oli ikkagi see lootusrikkus, et sul on lootus, et sa teed ja sa näed, et kui see nüüd läheb, et siis kuidas see kõik areneb ja sa saad juba võtta endale lisajõudu ja sa ei pea ise enam kõike tegema ja kuidas hakkab kasvama ja sul tekib mingisugune vabam vesi ja saad hakata arendama asja, sest plaan oli ju see, et me loome ülemaailmse standardi, et ongi see teoühik. Teoühik oleks nagu konteineriühik on teu, meil on teo, et kõike tehaksegi selle ühiku järgi, et sa võid betoonist visata mingi asja üles ja siis tuuakse puidust veel sulle peale, et kõik on see. Tahtsin standardit kehtestada ja rääkisin jaapanlastega, et äkki on võimalik koos teha. Ja, et vaata, kui need unistused purunema hakkavad järjest ja sa saad aru, et seda ei tule, siis on nagu raske jälle. Ja teine külg on see, et oi, kuidas mulle meeldiks. Vaata, me rääkisime EAS-ist, eks ju, mille nimi on täna EISA või EIS. Et kuidas oleks vajalik ära lahendada üks täiesti võimatu probleem. Ja see on see, et riik ei lööks alustajale, ettevõtjale kohe kambi turja. Et oleks võimalik nagu mingil määral saada nagu selleks alustamise ajaks nagu hõlpu. Aga see on nii, et nii kui sa oled registreerinud, kohe hakka eks ju maksma ja tegema ja kui sa oled täis alustaja, siis see ei ole üldse lihtne. Ma saan tõesti aru, et see on mission impossible, sellepärast, et Eesti tarkpead hakkavad kohe asutama neid osaühinguid ainult selle jaoks, et aasta otsa hõlpu saada või 2, nii et ma saan aru, et see on raske, aga äkki on tehtav mingitel tingimustel. Aga ma olen siin nagu nõus ja ega paljud ju sellepärast ma olen turundajatega käest küsinud, et miks te ei lähe nagu midagi tegema, et teil on ju teadmised olemas, turu nagu tunnetus ja kõik muu on, et paljud ei julge seda astuda ja võib-olla ongi see sama asi, et mina olen ka 7 aastat, eks ole, oma sellist tarkvara arendusäri või vahendusäri, eks ole, ja võttis 7 aastat, et jõuda miljoni käibeni. Ja see on olnud üliraske, kui sul ei ole nagu tegelikult algkapitali. See on olnud tegelikult nagu, täpselt nagu, oleks võib-olla saanud kiiremini, kui oleks võtnud, eks ole, partnereid juurde ja kapitali juurde ja nii edasi, aga et see ongi raske ja sa ju konkureerid samadel seaduslikel meetmetel, pead kõiki tööjõukulumakse ja kõiki käibemakse ja kõike pead samamoodi maksma,
et see teeb selle asja raskeks, aga ma mõtlen, et miks, vaata, kui sa ütlesid, et kunagi Venemaal käisid ka ja sa nägid seda rikkust, et see sind nagu ei kõnetanud neil. Et sa ei teinud ju nagu, jah, meil on sissetulekut vaja ja elamiseks on raha vaja ja nii edasi, aga see sind nagu ei vii edasi. Sul on mingi suurem nagu eesmärk, mida sa tahad saavutada. Et ei ole suur eesmärk. Minu jaoks on rikkus, kui ma jõuaksin endale näiteks mingisuguse unelmate süntesaatori osta ja need asjad. Siuksed asjad, mis on sulle eluliselt ümber, eks ole, aitavad teha, eks ole. Mul on üks sõber, kes näitas mulle heldinult Swarovski kristallidega jalgpalli, mille ta ei ostnud. No mis sa talle ütled? No sul on Swarovski kristallidega jalgpall ja sa oled veel uhke selle üle. Minu, käed vajuvad rippu. Ma ei leiaks kodus piisavalt pimedat kohta, kuhu siuke asi ära peita. Eks? Ja teisel on nagu au kohal. Ja tõsas inimeste vahe, et mõnele see hiilgus läheb tohutult korda ja mul ei lähe üldse. Et mulle läheb see korda, kui ma tegin mingisuguse sellise loo Pantokraatoriga, mis kõigile meeldib. Siis on mul ropult hea. No see on nagu tunnetuslik, eks ole, et see puudutas kedagi, aga vaata nüüd, et kui sa sadamas suutsid selle teha, et tegelikult sa, jällegi, seal oli ju teisi inimesi juures ka, aga et tõid maailma siia, eks ole, kruiisiraevad on ikkagi, et see läbi, võib-olla tänu sellele, et sa viitsisid selle 50+ päeva jooksul seal ühel reisil käia rohkem kohas läbi, võib-olla on oluliselt rohkem inimesi tulnud siia vanalinna ja kuskile ümbrusesse ja kulutanud siin raha ja kõik see muu asi. Ja samat asja sa tegelikult ju kordasid ka lennujaamas. No sa ütlesid just, et sa tegid selle messi, aga kõik seda, et põhimõtteliselt, et kui sa läksid lennujaama, väga selgelt oli jälle nagu näha ja kuulda sind, eks ole, et nüüd on vaja teha midagi, et jällegi sul on mingi üks muster, mingi asi sind ajab taga, et siukest suuremat asja ära teha. Vaata, siin peab nagu sellest aru saama, et kui sa Eestis tahad teha suurt rahvusvahelist äri, niisugust kihvti äri, mis ei ole taksojuhid Aafrikas, palju sul võimalusi on? Sa mõtled nagu asjadega, mille ümber üldse midagi teha? Suur rahvusvaheline äri. Eestis saab seda teha piiratud ulatuses Tallinkis. Energiasektoris võib-olla midagi. No, piiratud, vägagi piiratud ulatuses on ju. Ja mis siis nagu järgi jääb? Lennufirma, lennujaam, sadam. Rail Balticasse pole veel olnud. Liiga piiratud. Aga vaata nüüd, et kuhu ma tahan jõuda, on see, et need suured ettevõtted, mida ma nimetasin, eks, need annavad sulle väikeses Eestis võimalused paugutada rahvusvaheliselt, eks. Ja see on see, miks ma olen tahtnud kangesti. Ja selge see, et kui sa juba sinna saad, siis tuleb nagu ära teha, tulemus ära teha. Ja mina pean näiteks lennujaama siiamaani oma kõige meeldivamaks ja toredamaks töökogemuseks. Miks, et seal ei olnud kivisütte? Vaata, ma rääkisin, eks ju, kui sa sadamas, siis sa oled rikkuse ümberjagamise businessis, oled lennujaamas, oled vaesuse ümberjagamise businessis, ei ole konflikte. Kõik on mõistlik, arusaadav, kõigil on majanduslikult väga raske, keegi ei ole pööraselt rikas, su klient ei käi su peale kittumas kogu aeg ministri juures, eks. Ja et seal on võimalik teha ja võt seal on nüüd siis see klienditeeninduse pool on ka, mul oli ju terminal ja asjad ja sa näed neid inimesi, kes tulevad, lähevad. Lennujaam on natuke nagu sünnitusmaja, ta on selline rõõmus koht. Et see jälle nägemine lilledega inimesed vastas ja siuke pidulik tunne, ma lähen reisile, inimene väriseb õnnest. Ta on kihvt koht juba ainuüksi tänu sellele, et kui selle tunnetad ära, siis seal ongi nagu äge. Ja selge see, et selle taustal on ka rasket tööd tegevad need rajameistrid ja traktoristid ja kõike muud, nemad ei näe neid lilledega rõõmsaid inimesi, aga olemus on see. Kuule, aga ütle, miks lennundus on vaene? See on tõesti niimoodi, et see on ju öeldud, et kui sa tahad oma miljoni kaotada, siis on hea koht on lennundusse investeerida, eks ole? No ma räägin kohe süsteemselt, aga miks ta meil veel nagu eriti vaene on see, et lennufirma käsitleb lennujaama koos tema püüdealaga. Mida sa selle ajal pead sinus? Catchment area. Tõmmatakse 200 kilomeetrise raadiusega ring ümber lennujaama ja vaadatakse, et kui palju seal inimesi elab. No tõmba Tallinna ümber ring. Mis sa saad? Kõik Soome lahe kalad, veel kalu ja siis mõned eestlased.
aga meil on Tartus ja Pärnus ka tehtud ju. Noh, see on omaette absurd. Nii et siin ei ole inimesi, keda lennutada. Sisse tuua, välja viia. Ja ka sellest hoolimata on siin väga palju inimesi, kellele tundub, et neid peaks kõik lennutama, eks. Ja et see on nagu paratamatu. Ma kogu aeg rääkisin, kui õiendati, et miks ei arene piisava tempoga. Ma ütlesin, vaadake vanad. Selle asemel, et küsida, lähete kõik koju ja teete 4 last. Ja siis me saavutame nõrga tulemuse 20 aasta pärast. 20 aasta pärast, kui täna teha 4 last. Ja mitte mingit muud varianti ei ole, no ei tule neid inimesi kuskilt. See, kui Estonian Air hakkas tooma mujalt inimesi, siis kui Tero Taskila oli. Et see oli siis see katse, eks ju, hakata naabreid ette vedama Soome väikelinnadest ja igalt poolt mujalt. Transiiti natuke. Transiiti ja see on ainus variant, kuidas sa teed väikeses kohas. Noh, näiteks nagu on seal nendes naftarikastes laheriikides ja niides, mis mingil määral on Riias realiseerunud, eks, vaatamata kõigele. Ja näiteks Helsingis päris hästi kunagi siis, kui veel Aasia lennud hoitsesid, nüüd enam üle Venemaa lennata ei saa, nüüd kiratseb see kõik. Aga et no see on see, sellepärast läheb halvasti. Aga kui me räägime nüüd nagu lennundusest üldisemalt, siis on tehtud paar ränka viga. Esimene viga on see, et Euroopa Liidus hakkas tähtsatele riigijuhtidele tunduma, et riikidele kuuluvad lennufirmad täiesti asjatult konkureerivad oma vahel, raisates maksumaksja raha. Ja need suured konkureerijad olid siis British Airways, Air France, KLM ja Lufthansa. Ja mõeldi, et kui õige lepiks kokku, et keelame selle riigi abi lennufirmadele ära, et siis tekib konsolideerimine läbi ühinemiste. Ja loomulikult siis Euroopa Liidus kirjutasid sinna kõik lollid alla. Eestlased nende hulgas. Me kirjutasime alla, et lõpetame ära. Saamata aru. Et me ise ei saa ka mitte kunagi toetada enam. Läks õige natuke aega mööda, kui käis esimene mats ära, Cyprus Air pankrotistus, siis Spanair ja nii edasi. Estonian Air oli umbes 35 ja Nordica on umbes 70. Ei tulnud konsolideerumist läbi ühinemiste, tuli konsolideerumine läbi pankrotistumiste. Ja sellist inimest nähtud ei ole Euroopa Liidus, kes ütleks, et jah, läks valesti, teeme nüüd korda. Kõik istuvad kusagil kivi all peidus. Kuule, Ligi ütles hiljuti meie energiasektori kohta, et see, mis börsil on, et sellega läks valesti, et börsile viidi, nii et tuleb tagasi tuua. Aga kuule, kui läks valesti, tulebki teha korda, eks. Ja siin oleks vaja nüüd mida? Need väikesed riigid paneksid seljad kokku ja nõuaksid et lähme uuesti tagasi selle otsuse juurde. Pagan küll, lennufirma pidamine on väiksele Eestile niivõrd kasumlik business. See on ropult kasumlik. See Nordica, ta teenis oma kõik tema peale läinud raha kuhjadega tagasi. Sa räägid sellest suuremast nagu jalajäljest, eks ole, et sa tood inimesi ja viid inimesi. Täpselt, ja koos inimestega tulevad mis asjad, investeeringud, ideed, maksud, kõik tuleb, eks. Ei ole mitte kunagi lennundus olnud kahjumis, niimoodi, kui sa vaatad riigi vaatevinklist ja mis oleks normaalsem. Nordicast tuleb rääkida ikka selles võtmes, et siis, kui ta veel lendas, eks ju, see, kui nad läksid välismaale litsi lööma, siis on andestamatu lollus. Aga näiteks, kui ma võtan veel, ma kirjutasin kuskil lehes, ma mäletan Estonian Airi kaitseks, et püha taevas, et said miinust, said, summa summarum riik umbes võitis 100 miljonit sellest tegevusest. Mida nüüd normaalne omanik teeks? 50 miljonit jätakse endale, 50 annaks Estonian Airile, et kutid hästi, me tahaks rohkem liine, pange tehti. Sa räägid nagu sellest mõjust, et kui tehakse, ma ei tea, ma lugesin selle näiteks, et kui EAS siin andis raha näiteks sellele rallietapile, eks ole, et nad proovivad seda mõju, et see aeg, mis tuleb, kui palju tuuakse nagu raha, et tegelikult see otseselt võib-olla see väike raha sinna sellesse üritusse ei tähenda mitte midagi, eks ole, et see mõju on see küsimus. Sa räägid tegelikult sellest. See masinavärk, riik, kui masinavärk peab käima, kõik peab käima, inimesed peab tulema, minema, kõik peab saama, kõik peab action peab olema. Ei ole võimalik välja suretada seda põhisoont. Et isegi pärast seda, et läks Estonian Air pankrotti, see, et Nordica uuesti toodi, sa pead seda ikkagi õigeks teoks, eks ole. Absoluutselt. Ja lihtsalt need hilisemad otsused, kaasa arvatud see, et teilt riik ei saa teda hoida üleval, et seda sa pead valeks selles otsuse.
muidugi, seda, kui nüüd õnnestus päästa, siis olekski pidanud hoidma iga hinna eest. Ja see setup oli ikkagi väga lihtne. Nagu ma nüüd ütlen, et see on nüüd siis täiesti kristall puhas, aga kui sul on Euroopa Liidus need reeglid, siis mängime nende järgi. Setup pidi olema selline, et kõik riskid on ühes kohas, see on siis lennufirma nimega, reisibüroo nimega Nordica, ja kõik väärtus on teises kohas, mis on Nordic Aviation Group, kus on litsentsid, kus on lennukid, kus on asjad. Kui reisibüroo Nordica hävib tänu sellele, et siin äri ei ole, eks, tehaks kohe uus ja võtab jälle rendile lennukid, võtab jälle rendile litsentsid ja asjad hakkab pihta. No, et teeme siis seda. No see kõik patsardati ära, see on uskumatu, mida need inimesed suutsid selle lennufirma. Räägi mulle korra laiemalt kommunikatsioonist, et kui sa oled olnud seal samas sadamas, oled olnud lennujaamas, on ju, et sa oled ise nagu jaganud palju informatsiooni välja, rääkinud, on ju. Kuidas, mis su nagu lähtekohad on? Kas sa oled niisugune avatud, räägid kõigest või sa õudselt mõtled, mida rääkida, eks ole, on ju. Samas toimub kogu aeg asju, on ju, et kuidas sa nagu suhtled avalikkusega ja meediaga eelkõige? Ma räägin kõigest ja mul on ainult üks põhimõte. Ma tahan rääkida niimoodi, et kuulaja saaks aru. Mitte, et tuli palju tarku sõnu, vaid et ta sai aru, mis nagu on täpselt loogiliselt, et ka tema sai aru, mitte nii, et jäi pead kratsima. On see nüüd alati õnnestunud, ei tea, eks, aga ma olen ka seda teinud, et ma olen minema kõndinud. Tuleb mingisugused lollused ja asjad, et ma selles ei osale, head aega nägemist. Sa mõtled nagu ajakirjanduse poolt? Ja, näitavad Aktuaalses Kaameras mu selga, et Sakov vihastas. No, ma ei viitsi osaleda selles jamas. Ja et kõik on tehtud, aga põhimõte on olnud alati see. Ma ei ole kunagi olnud see, et ma lähen ja nüüd valetan midagi ilusaks või seda. Ei, mitte mingil juhul. Ma seda osa turundusest, mis on avalikud suhted, olen pidanud nii tõsiseks, et mul lennujaamas ei olnud peaaegu, et lõpuni välja polnud üldse avalike suhete juhti. Kui on küsimus, siis peavad bossid ise ära vastama. Ja vastasin ja jaurasin. No lõpuks, kui see üle pea kõik kasvas, siis sai võetud juba neid inimesi sinna. Väga toredaid ja väga häid. Sa mõtled, kui tekkis nagu suurem kriis või? No ütleme, kriis oli palju kogu aeg. Yeah. Aga kuidagi see kõik hakkas nii palju juhtuma. No sa oled ise selle üles ehitanud, kogu aeg juhtub hästi palju ja kõike tuleb juurde. Siis lõpuks sai see, et sa ei jõua enam. Siis võtad juurde. On sellest kasu olnud, jah? No, mis teha? Ma mõtlen ka välispartnerite kaasamisest. Kuidas üldse nagu välispartneritesse, räägime ükspuha, mis liike agentuuridest, kes konsulteerivad, teevad su eest, kuidas sa suhtud nendesse, on nad nagu sinu pikendus või? Ma suhtun kõigisse hästi, me ei ole kasutanud palju ja olen kasutanud siis, kui see tundub igati põhjendatud ja täiendav ja see ka aru saada. Ma ei arva midagi halba sellest, et kutsuda konsultant ja... Mille alusel sa neid valid? Sa rääkisid palju sellest, kuidas nõukogut ja juhatust peaks vaatama ja nii edasi. Kuidas sa partnerid vaatad? Üli subjektiivselt. Tunnetusega? Ikka, tunnetus meeldib ja meeldib. Kõige rohkem vaatad ega tehtud tööd. Kus ta on olnud, mida ta on teinud? Ja vaatad ka seda inimest, kellega tuleb nüüd tulevikus suhelda, et kas ma suudan temaga suhelda ja kuidas on. Ühesõnaga, kuna sa ütlesid, et algul ka, et sa ei tahtnud seda nagu selgitustööde juurde, sa tahad näha, mihukesed tööd on, eks ole, ja siis sa lihtsalt vaatad eraldi seisvana seda, et milline ta inimesena on, eks ole, et need kaks asjad ei olegi. Mis sa teinud oled, eks, et jaa, väga hea, tekitab ju lootust, eks. Mis on muidugi mingisuguse alustaja suhtes ebaõiglane, tal pole midagi näidata, aga väga-väga subjektiivselt. Aga miks ei ole, vaata selles mõttes, miks on öeldud, ma ei tea, need, kes on koolides, et tee õpilasfirmasid, tee ajalehti koolides, et see on ju ka viis, kuidas sa näitad oma sihukest nagu ettevõtlikkust või tegevust või et ma oskaks hinnata su nagu asju. Mul oli... Tee bändi näiteks. Juhina päris hull komme. Oli selline, kus oma koosolekutel ütlesin, et küpseb selline projekt, vaja on teha nüüd selline asi, kes tahab teha. Ja siis esimesel korral vaatad, kõigil on nagu... Ei taha keegi. See ei ole minu töö. Ja keegi ikka ütleb lõpuks, et aga ma ju võin. Ja see inimene hakkab äkitselt nagu tõusma. Tahab ennast näidata, selgub, et ta oskab, ta teeb. Et sa ei pea olema siis nagu elu lõpuni selle töö peal, kus oskad keerulisemaid asju teha. Ja küsid paari aasta pärast juba analoogilise küsimusi, on päris mitu kätt, ma tahan. Ma räägin ühe kihti loo.
lennujaamas ja tulen esmaspäeva hommikul tööle. Ikka rutiinne küsimus, et mis meil siin vahepeal toimunud on. Oi, üks asi oli, et üks charter tuli tagasi. Mis charter? See oli meil, et siin oli õhtul kõige viimane charter, mingi suusa charter, eks ju. Ja panid minema ja meie panime lennujaam kinni, terminal kinni. Terminal käib ööseks lukku. Aga see kuradi charter tuli tagasi. Midagi juhtus, no mingi punane tuluka läks põlema kohe tagasi. Plärts Tallinnas maas. Kedagi ei ole? Mitte kedagi pole. Unine G4S loivas kohale, et mis lennuk see on ja kust te tulete. No, otsiti mingeid trappe ja mingeid asju. Huvitav, et maanduda sai, seal peab olla mingi lennu... See ei ole lennujaam, see on lennuliiklusteenistus aktsiaselts, kes on kogu aeg valves, sest ülelendamine käib kogu aeg. Maandamislubada kõik sai, seda ei anna lennujaam. Saadi terminal lahti tänu päästjatele. Päästjad tulid, päästjatel on kõik need nullvõtmed, et saavad igale poole. Ja tulid päästjad, lasid inimesed terminali ja... Terminal pime. Ja terminal pime, sa ei tule põlema, aga süüa ei ole, juua ei ole, kõik on kinni, eks, midagi ei ole. Ja siis üks päästja, tead, oli nii kena, ta käis Statoilis. Päästja käis Statoilis ja tõi nendele seal joogid ja värgid ja siis mingid söögipoolist ja tekid kuskilt torgunnis ja võt selline päästja päästis meie asja ära. Ja mina ütlesin, ma tahan seda päästjat näha. Ja mulle toodigi kollased sellised vatid, nagu on meie päästjad, eks, no mitte selle pole vormiriietus, vaid tööriietus. Presendid, värgid, ägedad rihmad ja tulebki kutt sisse ja silub seda Statoili tšekki. Et no ma ei tea, kas mulle see kinni makstakse. Et oma taskust ka veel maksid. Ja, et ma ei ole kindel, et ta maksate. Küsisin, et ka räägi vana, kuidas sa need joogid ja kõik lennujaama said. Lennujaamas ei ole nii, et selle läheb kahendlas. Ei no ma kloppisin need G4S omad üles ja need panid oma selle skänneri tööle ja siis sõitsid, kõik need pudelid sõitsid sealt läbi selle skänneri ja siis ma niimoodi viisingi. Ma tegin sellest kutist, sellest päästjast, terminali direktori. Just selle ettevõtlikkuse pärast, et ta lahendas olukorra nii, et ta ei pidanud kellegile edasi minema rääkima, eks ole. See on see inimmaterjal täpselt. Kas temast sai hea terminali direktor? Hiilgav sai. Hiilgav. Sa nägid seda empaatia võimekust, et tema nagu sai aru, et siin tuleb natuke rohkem astuda kui roll ette. Inimene, ta tuleb küsimust, et ma peaks hakkama otsima kedagi teist, kes selle ära teeb. Lahendame, teeme. Tal terminali juhatajana oli terve armee neid, kellele öelda, eks. Küll ta neid seal juba koolitas, et kes kuhu jookseb, kui on mingisugune jama. Nii et see on nii pidi. Ja täpselt samamoodi ma olen inimestel olnud võimalusi. Sellepärast mulle on antud võimalusi. Ja ma samamoodi, et võta, kui sa teed selle asja ära, eks ju, me just rääkisime sellest, et tee õpilasfirma kas või. No palun, näita ennast, tee. Eks? Ja reeglina on inimesed ära harjunud sellega, et ma pakun sõltumata ametist, positsioonist. Ja on ka neid, kes pole võib-olla ära harjunud. Nad pole öelnud, aga imestavast pilgust on näha. Lõpetuseks ma küsin, kas sa annad või oled juba andnud tehisintellektile ka võimaluse? Nagu inimestele, näita. ma olen teda testinud küll ja ma ei oska sellest mitte midagi arvata. Mul kummitab peas vana hea anekdoot, mis kõlab nii. Siis oli, sellisel kujul seda tehisintellekti veel polnud, kui see anekdoot leiutati, aga mis siis, ma kutsume teda tehisintellektiks. Kõik Pentagoni suured kindralid on kogunenud siis selle arvuti ümber, et nendel on nüüd suurepärane abimees strateegia ja AI, et teeb kõik ära. Ja mida siis tehakse, söödavad siis andmeid. Vaata, see andmete söötmine on tulnud veel sellest ajast, kui olid perfokaardid, mis perfokaardi. Annavad andmed, eks ju, siis sellele tehisintellektile tohutud strateegilised eesmärgid, võimalused, võimed, topograafia, kõik, mis vähegi on aluseks strateegia tegemisel. Ja kui nad on sellega valmis saanud, siis vajutavad enterit. Ei lähe kaua aega, kui
ekraanile ilmub suur rasvane kiri. Yes. Ja siis kõik kindralid vaatavad seda arvutit niisuguse nagu, ütle, type yes what. Siis kiiresti tõkitakse yes what, küsimärk ja vastus tuleb kiiresti. Yes sir. Et saad selle täpselt mida? No, näha saab, see on põnev. Ma tahaksin sellest tehisintellektist rohkem teada. Ma olen natuke õnnetu, et päris palju väga häid inimesi jääb nüüd tööta ja peavad ümber õppima. Ma olen õnnetu sellepärast, et ma ei suuda kuidagi moodi peast välja saada seda, et see tehisintellekt hakkab meie eest kunagi siin midagi suuremat otsustama, mis meile enam ei meeldi. Minu eluaja jooksul on seda juba juhtunud, mis meile ei meeldi. Ma rääkisin, et meile meeldib, et Ameerika otsustab maailmas asju, meeldib. No, aga kas siis ka meeldib, kui Hiina hakkab, eks? Ma olen küsinud ka seda küsimust, et no väga kena on, eks me siin elame nii. Aga mis te arvate, mis siis juhtub, kui iga hiinlane endale autot tahab, et mis siis saab? Kas see on kõik ära juhtunud, eks? Ja selles me nüüd elame, see kohutav segaduste aeg, mis on tekkinud. Ja ei ole küll eriline optimist ennustama, et sellest nüüd midagi tohutut head tuleb. Pigem ootab meid üks väga suur jama. No ei olnud väga optimistlik lõpp, aga igal juhul Erik Sakov, aitäh, et sa leidsid aega meiega oma mõtteid jagada. Minu meelest oli väga põnev tagasivaade ja saime väga palju huvitavat teada, vähemalt mina sain, et loodetavasti kuulajad ja vaatajad samuti. Aitäh, et tulid oma mõtteid jagama. Ja suur tänu. Aitäh ka kuulajatele, vaatajatele ja kuni siis järgmise korrani.